tänane vestluskaaslane on inimene, kelle teekond on viinud ta juristiametist Rakvere teatri juhiks. Sealt edasi Eesti Noorsooteatrisse ning nüüd juba Eesti filmivaldkonna järgmisi suuri samme ette valmistama. Räägime sellest, mida tähendab olla kultuurijuht. Kuidas sünnivad suured otsused? Miks vahel tuleb mugavast kohast edasi liikuda? Ning miks just head juhid ei tee kõike ise, vaid aitavad teistel oma tööd võimalikult hästi teha? See vestlus ei ole ainult teatrist ega kinost. See on lugu usaldusest, meeskonnatööst, julgusest ning sellest, kuidas üks hästi toimiv organisatsioon tegelikult sünnib. Minu tänane külaline on Joonas Tartu. Head kuulamist! Tere, Joonas! Tere! Ja Joonast ma tunnen juba, 100 aastat on palju öelda. Peaaegu. Ja põhjus, miks ma siis selle Joonasega siin siis nüüd juttu teeme, on, et Joonas on mulle pakkunud väljakutseid. Aga sinna me kohe varsti jõuame. Sina tegelikult ju ei ole Rakvere poiss ju. Ma olen tegelikult, ütleme niimoodi, et minu isapoolne suguvõsa on kõik sealt Tartu kandist, nagu nimigi ütleb. Emapoolne suguvõsa on Tallinnast, sündinud olema Tallinnas, aga nõukaajal oli siuke tore asi, et inimesi suunati tööle ja minu isa suunati Rakverre, koht, millega meil ei olnud küll mitte mingit seost muud kui seda, et ta oli 100 kilomeetrit Tallinnast ja kõik, et niimoodi ma sattusin juba väga, väga õrnas eas Rakverre ja nagu vast paljud Rakvere inimesed teavad, siis sellel Rakverel on selline kummaline komme sulle niimoodi kuidagi külge kasvada. Lajatada. Ja tegelikult keskkooli lõpuni ma Rakveres olin, ülikooli ajal tulin Tallinnasse, jäin Rakverega seotuks ikkagi. Pärast ülikooli töötasin mõnda aega Tallinnas, aga selline tunne, et mingil hetkel ma tahaksin ikkagi ka täiskasvanu eas Rakveres elada ja kuidagi seda keskkonda nii-öelda tunnetada ja seal midagi teha oli ja nii ma sattusin ühel hetkel Rakvere teatrisse. Jah, et tegelikult sa oled üks selline päris kultuurihuviline ühtepidi ja teistpidi oled sa väga juriidikaga väga sina peal. Ja see oli selline nagu kummaline, et ongi, et ma teadsin juba keskkooli ajal väga selgelt. Mõlemad vanemad olid juura lõpetanud, töötasid juristidena terve oma elu. Ja minul oli ka väga kindel seisukoht, et ma raudselt pean saama juristi hariduse ja töötama siis kas prokurörina, advokaadina, jumal teab. Ja seda jätkus mul pärast ülikooli täpselt 4 aastaks, et siis saabus see teadmine, et see tegelikult ikkagi päris minu ala ei ole, et ma ei tunne ennast seal nagu väga kuidagi koduselt või ma sain aru, et see on üks lõputu murede lahendamine. Kellegi teise murede lahendamine. Mis mõnes mõttes okei, et need ei ole ju minu mured, aga ikkagi, kui sa nagu otsast lõpuni kogu aeg ja see kultuuri pool, et keskkooli ajal ja tegelikult isegi juba varem me hakkasime mingeid selliseid musaüritusi tegema, mida toona ju väga ei olnud ja kuidagi see teatri juures, ema tassis mind teatrisse ja lugeda mulle meeldis mingisuguseid, küll mitte siukest kõrgkirjandust, aga krimkasid lugesin ja see krimkade huvi on mulle siiamaani jäänud ja see on ka siuke veel see väike touch võib-olla selle juura poolega, mis nagu säilinud on, aga jah, et ütleme, et sinna tegelikult see kultuuri juurde ikkagi professionaalse poole pealt sattumine oli ikkagi üpris juhuslik tegelikult, sellepärast, et ma pärast ülikooli hakkasin kandideerima väga erinevatesse kohtadesse, erinevate selliste juriidiliste ametikohtade peale ja koht, kuhu ma siis lõpuks maandusin, oli Kultuuriministeerium. Ja ülesanded, mis mulle seal anti, olid seotud suure hulga erinevate sihtasutustega, mida siis riik oli otsustanud oma erinevatest kultuuriorganisatsioonidest teha. Ja päris paljud neist olid teatrid. Ja Indrek Saare toonase Rakvere teatri juhiga sai hakatud seda Rakvere teatri sihtasutust siis nagu tegema. Ja niimoodi ta kuidagi nagu läks, et ühtepidi see Rakvere tagasi minemise soov, teisipidi see arusaamine, et see juuravaldkond võib-olla ei ole nagu päris nagu see ja ikkagi see, et see kultuurivaldkond on väga põnev ja nii ta läks.
et sa oled pigem selline strateegiline kultuurijuht või? Jaa, kindlasti, et mul oli tegelikult siin 18 aastat töötasin ju teatris järjest pärast seda Kultuuriministeeriumist ära minekut ja mul oli täitsa tegelikult nagu suur probleem seal lõpuotsas, et kuna ma olin nagu nii noore mehena olin läinud teatrisse ja hakanud nagu teatrijuhina tööle ja praktiliselt nagu ütleme siis nagu teadliku elu jooksul mitte midagi muud nagu teinud justkui ei olnudki, et et see juura asi oli ennast nagu kuidagi ammendanud, sinna tagasi minna oleks väga raske olnud ja siis ma olin olnud kogu aeg nagu see teatrijuht ja siis ma ühel hetkel sain aru, et tegelikult nagu see võib ka ikkagi mingil hetkel otsa saada, et ma ei kujuta ju ette, et ma ei tea 50 aastat või 40 aastat, mis on ka jumala okei, kui keegi tunneb, et see on tema kutsumus on ja et sain aru, et see päris nii ei ole minu jaoks. Ja siis oli ikkagi tegelikult selline päris suur identiteedikriis, et kes ma siis nagu olen, et mis siis saab, kui ma selle teatriukse siis lõpuks ikkagi julgen enda selja taga nagu kinni panna, et kes ma siis nagu olen ja see ikka hirmutas ja ma olin aasta otsa, olin ikka päris suures ängis tegelikult, et kes ma olen ja mis ma olen ja siis ma võtsin niisuguse nagu julgesin võtta selle nagu vaheaasta, ma tõesti soovitan kõigile, et kui see võimalus on ja kui sa oled nagu kuidagi teelahkmel, et need kõlavad nagu klišeena, aga mingid asjad ikkagi otsivad sind kuidagi nagu üles ja mingid asjad ikkagi nagu, kui sa kunagi üks mulle kolleeg ütles ka, et kui sa universumile teada annad, et sa oled nii-öelda nagu kuidagi liikumises, et siis hakkavad asjad juhtuma. Niimoodi on minuga ka juhtunud. Ja kuidagi niimoodi nagu oli ja põhiline ongi see, et jällegi klišee, aga ma nagu leidsin ennast üles, ma sain aru, kes ma siis nagu olen ja ma olen see strateegilise juhtimise pool on mulle selline huvipakkuv ja nagu arusaadav enam-vähem, aga jah, ma sain aru, et täna ma olen kultuurikorraldaja, et ma olen ma ei ütle, et ma olen kultuurijuht, aga ma olen kultuurikorraldaja, seesama siis nii-öelda nagu eriala, mida praegu päris hästi siin ja seal Eestis nagu õpetatakse ja neid kultuurikorraldajaid tuleb, et ma olen see esimese põlvkonna võib-olla või siis teise tegelikult ongi, et nagu natuke vale haridusega, eks ole, aga ma käisin korra sealt magistriprogrammist ka niimoodi enam-vähem läbi, et mul on magistritöö tegemata, aga raami ma sain nagu endale kätte, et kohe küsingi kohe siia vahel, et kui see üks asi on kultuurijuht ja kultuuritegelane, eks ole, et kas see võib tulla mingist geenist või mingist rasvast või ikka see haridus annab sinna palju juurde midagi või mis mõõdet see juurde annab? Muidugi, aga ma olen ka üritanud mingitel hetkedel lugeda ja aru saada, et kuidas see noor inimene siis ikkagi nagu kujuneb on ja mis see ikkagi täpselt on ja eks see kodu ju mõjutab, eks see seltskond, kes sul ümberringi on, su sõbrad, kogu see seltskond, kuhu sa satud ja loomulikult kool, et kõik see ju panebki selle tegelikult aluse ja minu puhul, kui ma nagu tagasi vaatan, siis on need nagu jooned on nagu selgelt ikkagi nagu näha, eks ole, et teatri huvi või ütleme, et see teatris käimine ja kuidagi selle nagu mõtestamine ja selle kuidagi oluliseks nii-öelda asja saamine, kõik see muusika pool, aga ka see, kuidas võib-olla ju ikkagi avatud meelega ja niimoodi toimetati toonases reaalgümnaasiumis, et seda kultuuri poolt võimaldati ja peeti kuidagi nagu tähtsaks ja noored võtsid ise ka sellest kuidagi kinni ja tahtsid teha erinevaid asju. Ei olnud vaata selle võib-olla seda netindust ja kogu muud seda TikTok-indust võib-olla ka, mis segavaid, eks ole. Seda kindlasti. Millega praegu päris paljud õpetajad seisavad nagu, näevad kurja vaeva sellega, et õpilane saada nagu sealt välja, et tule nüüd, praegu on sinu kord lavale minna, eks ole. Ma näen ise kodus seda tegelikult täpselt samamoodi. Et see on nii põnev, et kõik muu maailm ununeb sinna juurde. Võt ongi, et tegelikult see on ju jällegi, et see nagu pakub jube palju nagu võimalusi ja kui seda nagu osatakse nagu ära kasutada ja teha, siis on ju hästi, eks ole, aga kui sa kuidagi jääd sinna seda teiste elu nii-öelda nagu scrollima, siis nagu enda oma kipub nagu kuidagi märkamatult võib-olla mööda libisema ja see on nagu kurb. Mina mäletan oma keskkooliaeg, kui Rakvere teatris sai käidud, et see oli ka paras kole koht. Mis mälestus sul kooliaeg? Üpris samasugused jah, et siuke lagund ja kõik, mis tegelikult ju
teatud kontekstis võib isegi siuke nagu ma ei taha nunnu öelda, aga noh, siuke, ütleme siuke art house, et kõik on nagu natuke tolmune ja natuke katki ja saime sealt toolid ja teeme suure õhinaga, aga mulle mõnus katlamaja hais oli siuke toas seal kogu aeg, ma mäletan, siuke erispetsiifiline mingi. Krohvi kukkus pähe ja jah, no oli jah kurb, eks ole, et aga teatrit sa ikkagi vaatamas käia, ega siis see ei seganud otseselt ju. Jah, aga eks seal vist ikkagi oli ka kuidagi natukene seda nagu sükest õhinat või seda, mis seal pidi olema, seda oli võib-olla natuke puudu või mõnedel inimestel jälle oli ja näiteks seal oli võib-olla mingisugusest lootusest oli puudu, sest vaata just mingi aeg tagasi siin tuttavatega või sõpradega rääkisime ka, et miks see teater Eestis nii oluline on või kus see nagu tuli, aga vaata see oli see 90ndate lõpp ja kõik, et mida see teater siis nagu esindas, eks ole, aga siis, kui see nii-öelda nagu esimene võit või ma ei tea, mitmes võit seal 90ndate alguses nii-öelda muuhulgas ka läbi teatri ära tuli, siis võib-olla oligi, kui saabus see õitsev kapitalism, eks ole, aga siis see Rakvere teater nagu lagunes ja mädanes edasi, et siis võib-olla kadus mõnedel tüüpidel kadus nagu see hoog ära võib-olla. Kadus hoog ära, et näed, ei läinudki nii, et kohe kõik on parem. Mäletad sa oma esimest tööpäeva Rakvere teatris? Mäletan küll, jah, niimoodi, kusjuures ma mäletan nagu paari seika, aga mis ma ülejäänud ajas nendest seikadest, millega ma päeva õhtusse veeretasin, seda ma ausalt öeldes ei tea. Aga 2 seika, mis mul meeles on see, et esiteks ootas mind kabinetis korraldusjuhi Marika Tindi pikkiri, mis oli selline korralduslik pigem, eks ole, et see on seal ja tere tulemast. Ja teine asi oli see, et see päev oli esmaspäevane päev ja oli just lõppenud siis teatrite Spartakiaad. Ehk teatrite Spartakiaad toimub alati pühapäeval ja esmaspäeval ja siis Spartakiaadilised saabusid kuskil lõunapaiku või natuke peale lõunat, siis ma pidin neid nagu tervitama minema ja siis siuke joviaalne seltskond saabus sealt ja siis ma siuke kohmetu ja krampis üritasin neid kuidagi väga niimoodi ametlikult seal tervitada, aga see kuidagi nagu ei sujunud väga hästi, sest kõik olid sellised. Nad ei saanud aru, kellega tegu on. Nad said nagu aru, aga nad kuidagi nagu nad ei olnud nagu sellel lainel. Jah, aga mäletan Erni Kask seal kallistas ja rääkis, aga jah, see oli nagu tore iseenesest. Mis oli esimene suurem asi, mida sa seal Rakvere teatris ette võitsid ja mis sinu meelest nagu ka õnnestus? Rakvere teater oli selleks hetkeks juba nagu väga, väga valmis tehtud, et võib-olla see nagu, ütleme, siuke väljakutse oligi see, et kui üks maja on töötanud mingisuguse suure eesmärgi, ehk siis selle nii-öelda füüsilise poole korda saamise nimel nii kaua, et mis siis, kuidas seda nii-öelda nagu hingestatust või kuidas seda nagu hoida, et ei tekiks mingisugust siukest halba siukest rahunemist, sest teater on ju siuke organism, kes peab ikkagi kogu aeg niimoodi närvid nii-öelda nagu kuidagi püsti olema. Et sa ei ole mugavusalt ühes kohas istumas. Jah, ja kõlab võib-olla nüüd natuke niimoodi isekalt ja natuke totakalt, aga eks minu jaoks see suurim asi, mille ma nagu ette võtsin ja millega ma nii-öelda pidin hakkama saama, oli see, et ma kuidagi sellesse teatri vereringesse sisse saaksin. Sest ega ennem ma ei saanud ju sellest aru, tagantjärgi sa saad sellest aru, et ühel juristil ministeeriumist tulla ja saada sinna sisse, et see tegelikult on päris võimatu missioon, et see nagu omaks võetaks sind või kuidagi, aga nagu suuremad asjad, mis nagu mis meil tuli seal õige pea, oli see masu, mis seal 2010-2009 kuidagi kerima hakkas, et need olidki need kuidagi nagu, et ei ole sellised väga uhked, eks ole, aga seal nagu ütleme sellised füüsilisemaid asju, mis tuli ju jätkata sellega, et see hoonekompleks ei olnud ju tervikuna veel nagu korda tehtud, samas häid mõtteid seal oli ja õnneks oli ka selline äge mees toona võtta nagu arhitekt Raul Vaiksoo, kes arendas ju seda nagu edasi ja tahtis ja mind siukest ullikest, siis seal neid suunajaid ja õpetajaid oli nagu palju, kes mind nügisid sinna õigesse suunda liikuma. Ja tegelikult sul oligi vaja ju iseenesest ju seal siis selle majapidamist korda saada või stabiliseerida kogu see rahavärk ja kogu see masunduse teema, et see vist, ma kujutan ette, ei olnud väga kerge aeg.
juhina? Ma ei tea, seal kuidagi nagu kogemata juhtus jällegi, et tagantjärgi vaadates tegelikult läks nagu üpris nagu kergelt sellepärast, et mingi ime jälle või ma ei tea, mingi kellegi puudutus või sõrm suunas, et me tegime mingisugused sellised rasked otsused kuidagi nagu varem ära, et paljudele tuli see masu niimoodi kolaki kaela, aga võib-olla see siis sihuke tohutu ettevaatlikkus, eks ole, noore juhi selline ette muretsemine ja kõik see, et noh, meil oli paar sellist nagu lahkumist kollektiivist ja siis me otsustasime juba natuke seda struktuuri sellel hetkel nagu ringi vaadata, et me ei täitnud neid ametikohti ära ja noh, mõned koondamisteated seal ikkagi tuli ka nagu anda, aga me tegime seda kõike nagu hästi varakult ja sealt edasi oli ikkagi suhteliselt nagu lihtne, et võib-olla jah, raske oligi see psühholoogilisem pool pigem, eks ole, et ka teater, kes küll jah, pikka aega kunagi oli töötanud mitte nii täissaalidega, aga nüüd oli juba nagu mõnda aega nautinud neid täissaale. Et siis tuli see nagu kukkumine, et esimene pauk sellest, et maja ei olnud enam nii uus ja põnev, eks ole, mis juba nagu ise tõmbas inimesi, ükskõik mida sa sealt lavalt näitasid. Mitte, et me ei oleks häid asju näidanud, aga ja teine asi jah, siis see masu, mis nagu mõjutas toona kuidagi seda teatris käimist nagu kuidagi võib-olla tugevamalt, kui ta täna on. Et publik võib-olla tegi valikuid, et ei tulnud teatrisse, samas tegelikult ma kujutan ette, ka teatril ei olnud ka nii palju vahendeid. Või? Jaa, ei olnud jah, ja tegelikult kui tagantjärgi vaadata, siis noh, võib-olla see ongi ka üks nagu selline, et võib-olla oleks pidanud toona siis, kui neid vahendeid oli, rohkem investeerima ja võib-olla rohkem neid arendama, eks ole, et kuidagi jällegi liiga ettevaatlik oli ka minu aeg seal, aga jah, ei olnud jah, see tuli ikkagi nagu väga raamidesse ennast nagu suruda, aga jällegi see harjumus oli seal nii tugev olemas, eks ole, et jällegi seda pidi oli nagu lihtne, et võib-olla tagantjärgi ongi see, et oleks võinud rohkem seda ambitsiooni tahta rohkem, et nagu kui sa küsid, et kas vahendeid oli vähe, siis vahendeid oli vähe ka. Seda on alati vähe. Jah, aga ei olnud ka seda nagu tohutut ambitsiooni, et neid vahendeid võiks rohkem, et ühtepidi leida ja et kasutada, et noh, et ma ei tea, võtta kasutusele mingid tohutu, noh nagu uuendusi, et oleks võinud võib-olla rohkem olla. Kas ma väidan õige, kui ma ütlen, et sinu juhtimise aeg arendati hästi palju ka suvelavastusi? No kuidagi sellist, eks seda tegelikult vist päris niimoodi ei saa öelda, ma pole niimoodi seda isegi nagu analüüsinud, aga mida võib küll võib-olla öelda on see, et Üllaril oli ikkagi seda julgust päris palju ja ta on mulle mingil hetkel öelnud, et mis meie koostöös talle nagu väga meeldis, oli see, et ma julgesin tema nende julguste ja hulgustega nagu alati kaasa minna, et teeme. Et seda ma võin küll tunnistada, et seda tõesti oli ja ikkagi kuidagi nagu seda, et ikka veel hullemaks mingite asjadega, mitte ainult hulluse pärast, aga lihtsalt sellepärast, et on nagu äge, mitte et me otsisime nagu mingeid neid nagu Daredevil värk, et saaks ikka kõrgemalt alla hüpata ja sügavamale. Mitte seda, aga kui need nagu ideed olid nagu õhus ja olemas, siis me tahtsime neid nagu ära napsata küll ja teha, et see ja kuidagi see, et just, et seal pargis ikkagi midagi teha ja see oli nagu kuidagi jah, see oli mul küll hinge peal, aga ma ei saa öelda, et see oli nüüd nagu kuidagi minu idee või nad ikkagi tulid ikkagi sealt kunstilise poole pealt, aga jah. Sa soosisid neid? Ja ikka ja ikka, et mõtleme ikka sinna poole ja mõtleme. Ma mäletan küll, üks esimesi sellised suviseid lahedaid mälestusi, mul ongi tegelikult Rakvere rahvapargist sealt teatri tagant, kus oli see Noor Eesti. Ja mul õnnestus seda tookord keegi võttis julguse kätte ja kutsus mind seda üles filmima, salvestama. Et see peaks teatri arhiivis kuskil see DVD või kuskil iganes seal olema. Mul endal ei ole seda alles veel. Üks kord vaatasin, et mul on päris paljud need etendused on omal sahvris olemas, mida ma olen teatri jaoks nagu arhiivi teinud. Et mõtlesin, teeks üks õhtu kodus niimoodi teatri õhtu vaataks. Vanu asju jälle, neid on kogunenud. See oli väga äge. See oli väga äge ja siis mul tekkis kohe, et vau, et Rakvere teater teeb sellist asja. Mul oli selline vau-efekt. Ja seal oli ägedaid asju üldse, seal oli seda julgust palju. Kogu see lavaehitus, dekoratsioonid, kostüümid. See oli arhitektide tehtud, et see oli nagu ka jälle ju täiesti nagu teistmoodi ja Kadarik Tüür, kes täna on nagu sellised korfeed, eks ole. Et see oli oma, et ma ütlen, minul oli see sündmus.
ja no aasta sündmus. ja mul ikkagi väga eredalt on endal ka meeles see Vennad Lõvisüdamel, mis oli kahtlemata väga nagu selline. Kogu see park sai sisse võetud, need tiigid ja kõik need asjad, et see oli ka päris vahva, seda ma käisin publikuna nagu piilumas. Ja mingi hetk sa võtsid minuga ühendust ja pakkusid mulle tööd. Jaa, kino. Miks sa minu poole pöördusid? Mul on alati jällegi võib-olla niimoodi tagantjärgi vaadates, et see on nagu selliseks mustriks kujunenud ja nüüd ma juba ikkagi vaatan seda nagu teadlikult, aga mulle meeldivad inimesed, kellel on nagu selline särts mingitel teemadel, et mulle tundub, et nendele inimestele tuleb alati, neil ei tohi nagu piire ette panna. Et ma olen alati, miks on nagu läbi tulnud asjad, on see, et ma ei ole kunagi nagu takistuseks olnud, vaata. Rakvere teatris seal minnes, ma olin lihtsalt nii nagu selline kogenematu ja teadmatuses, aga õnneks ka nii piisavalt nagu aukartlik, et ma ei kujunenud nende sealsetele kogenud tegijatele nagu ei muutunud direktorina selliseks. Ilmselt ma ikka üritasin olla neile takistuseks aega, et midagi ära keelata või kuskil no natuke nagu kehtestada. Tuua maa peale tagasi. No jah, aga noorsooteatris või toonases Nukuteatris ma arvan, et asjad läksid hästi tänu sellele, et just, et seal oli palju inimesi, neile sai võimalusi antud. Ja sinu puhul või selle kinoga täpselt samamoodi, et kino ju inimestele on alati nagu meeldinud ja meeldis Rakveres ka, aga seda, et oleks neid inimesi, kes seda süvitsi nagu jagaks, huvituksid sellisel tasemel ja niimoodi, et neid ju ei olnud ja sellised inimesed tuleb alati siis nagu ära kohe üles korjata ja anda see võimalus. See oli tegelikult päris põnev sõit 13 kuud minu jaoks. 12+1 kuud saime veel tollalt, ma tegin ju paralleelselt reaalgümnaasiumi kõrvalt seda ja seal no sa aitasid ikka väga palju välja selles mõttes, et see on ka juhi jaoks alati see, et kui sa nagu sellises olukorras oled, eks ole, ja sul ei ole seda spetsialisti võtta, siis on nagu väga-väga keeruline. Teise nagu põhitöö kõrvalt sai seda tehtud, Martin Marksoo koolijuhina võimaldas seda ja tuli vastu. Jällegi võib-olla hea näide sellest, kuidas kogukondlikult mõelda, kuidas mõelda selle kultuuri olulisele, saada aru, millist tähtsust see võib lõppkokkuvõttes, et sul on koolijuhina inimene, kes on nagu sellises nagu jällegi nagu süsteemis sees, et see pakkumine, miks ma sellega vastu võtsin, see oli päris huvitav just sellepärast, et see oli nii pull, minu lapsepõlv on olnud ju kinos. Ema oli Kundas kinodirektor kunagi. Mäletan seda juttu, jaa. Nii et seda ma mantrana räägin ja see on mind mõjutanud, nii nagu eelmises saates rääkis mul Silja Miks, kuidas tema vanemad olid ju ka Rakvere teatris. Rakvere kinos oli ju, üks oli direktor ja teine oli seal mis asja pult seal oli, ühesõnaga ka kinotöötajad, eks ole, nii et kuskilt mingid mõjutused tulevad, et kellegi teatri näitleja lapsed on eluaeg elutsevad teatris on ja sealt tekivad mingid asjad. Raske on välja. Üksikud, kes murravad läbi, lähevad mujal. Aga jah, et see tegelikult Rakvere teatri kino sel hetkel oli surnud. Oli surnud. Ma mäletan seda, ise saigi kinos käidud seal teatrimaja väikses saalis, siis uut maja ju veel ei olnud, teatrimaja, kinomaja ja seal tegelikult oli seansil 2-5 inimest oli per seanss. See oli masendav. Ja sellest tuli kuidagi nagu välja saada ja midagi õnneks sai. Muidugi see DVD vaata ja kogu see DVD ja need asjad ja tekkisid internetis ju võimalus filmi vaadata ja need tõid inimese sealt kinost ära. Ja ega me oleme praegu kogu aeg sellistes pööristes endiselt, et see kinomaailm on nagu mõnes mõttes kogu see filmi ja kinomaailm on ühtepidi nagu ta tegelikult ju nagu kõige võimsamad arengud justkui teinud, kui me vaatame nagu neid erinevad kunsti nagu liike ja žanreid, aga see tõttu on ta nagu kõige rohkem ka nagu pihta saanud. Et see teatri kinos, kino arendamist või tegemist, ma ütlen sulle ausalt, ma ei teinud seda raha pärast. Mitte, et mul raha vastu midagi oleks, aga mul oli ambitsioon, et see on jumal äge, paneme käima, teeks midagi, prooviks. Ja see on see usk. Ja tegelikult, kui mul
kui mulle lõpuks kontori poolt öeldi, et kuule, et mis toimub, et sul nagu näitajad hakkavad tõusma, mõtlesin, et püüame veel. Et Merili oli seal mulle abiks, eks ole, ja ka selline heas mõttes hull inimene, täiesti. Merili Räitsak, eks täiesti nagu alati ei olnud nagu, jah. Nii et selles mõttes oli minul ka kontorist alati tugi. Ilma selleta ei teeks midagi. Ma mäletan, ükskord juhtus, ma ei tea, kas sa tead seda lugu, ma igaks räägin seda. Tavast oli see nii, et kui see 35 mm film läks esmaspäeval maha, või pühapäeval isegi maha vist. Me pakkisime ta karpidesse ja siis läks kassa ette sinna teisi juurde sinna kullerit ootama, et läheks järgmisse kinno, läheb see filmirull, no see on 4-5 rulli kasti, eks ole, päris rasked. Ja oli neljapäevane päev ja mul, ma ei tea, mingisugune sisemine hääl ütles, et helista teisile. Helistasin, küsisin, et kuule, kas filmid on ära viidud. Järgmine filmi näitamise koht sellel oli Märjamaal. Ja siis teis ütles, kuule, et ta ei tahtnud just mulle helistada, et kuule, mis nendega on, et keegi pole järgi käinud. Mõtlesin, mida hekki, õhtul kell 5 on ju Märjamaal juba seanss on. Helistasin Merilile, et kuule, et sükke värk on, et pole ära viidud. Et trahvid on kaelas, eks ole. Ja siis küsisin, mis see trahv oleks, eks ole, mis summadest me nüüd räägime. Ja Merili nagu muu seas ütles, et ei noh, tavast on see, et see kino, kus seda filmi näidatakse ja kus see film nagu ei ole jõudnud, siis loetakse need istumiskohad kokku, mis seal on, eks ole, ja siis mingi makstaksegi nagu see seansi nagu, noh. Ostad piletid ära. Põhimõtteliselt ostad nagu pilet ära, et nemad ei kahju. Ja see Märjamaa saal oli oluliselt suurem kui Rakvere. Suuvane kultuurimaja, mis iganes ta seal oli. Ja siis, aga me ei Rakvere teatri kino ajaloos pole mitte kunagi sellist trahvi maksnud. Mul käivitus kohe, ma läksin kohe, ütlesin direktorile, nii, sorry, mul jääb nüüd tund ära, võtsin asjad peale, selgus, et ma olin jäetud linnukese, et tule võtta kuller ära. Ma olin jätnud selles Omniva keskkonnas. Sõitsid ise? Ja ma sõitsin ise ja sain veel trahvi tee peal ja see täielik fopaali, aga ma viisin õigeks ajaks kohale ja siis nägin lõpus ka, kuidas vaata tol hetkel me otsisime uut ekraani vaata. Ja siis mõtlesin, et kas ma võin teie saalis ringi vaadata ja siis seal muidugi ma saan aru, nad olid pettunud, et film nii hilja tuli. No vaadake siis, kui teistmoodi umbes ei saa, siis ma vaatasin, et samasugune kole ekraan nagu meil Rakvere, no see vana mootoriga, eks ole, rullitav. Just, et see kärises kogu aeg, eks ole, et ja siis ütlesin tagasi ja siis sain trahvi ja süke lugu, nii et aga pidi saama. Ja hoidsid ära, et Rakvere teater ikkagi ei maksnud trahvi endiselt. Absoluutselt, ise maksin 80 eurot kiirusuletamisest, aga sõitsin sealt ühes kiiremini mööda lihtsalt. Kurat, näed, vaata, oleksid sa toona öelnud, siis ma ilmselt meil oleks rääkida see lugu, et sa läksid direktori juurde, palusid teda trahvi kinni maksaks, et ta ei teinud seda, aga näen, tarkus täna ütleb, et tänases olukorras, sellises olukorras oleks sulle selle trahvi kinni maksnud. Jah, aga ma ju rikkusin eeskirja. Nojah, aga õilse eesmärgi nime. No täpselt, juriidikat vaadates ja nagu inimlikkust on ju. Ja, absoluutselt, jah. Et Rakvere teater, jah, selles mõttes, ma oleks seda tööd tegelikult edasi teinud, aga kuna jah, põhitöö hakkas kannatama tegelikult, et siis tuli teha otsused. No need on tihti asjad, et nad jagada on ikka väga keeruline, aga mina olen alati, kus ma kuskil olen läinud, siis ma olen tegelikult ikkagi öelnud, et ma ikkagi nagu keskendun siia, et minu fookus on siin muud moodi lihtsalt, ma ei oska ka tegelikult. Mitu jumalat korraga teenida on üsna keeruline. Keeruline, jah. Et praegu ma ka mingeid õpetamise asju nagu teen, aga siin ongi, et kohati on nagu raske. Sa oled ka tegelikult ka natuke poliitikas ka olnud? Ei ole. Lihtsalt linnavalitsuse liige olnud? Jaa, meil mingil hetkel kuidagi kutsuti ja see oli nagu selline hea formaat või nad nagu hoidsid, jah, et seal oli spordikeskuse juhataja vist oli toona või? Et kuidagi jah, nagu tutusringkond või selline? No jah, oli mingi siuke nagu, kuigi ma vist tegelikult sotside poolt nagu nimetatud sinna olin, aga ma kunagi ei ole parteisse, mitte et see oleks halb kuidagi, aga ma ei ole kunagi kuulunud, ma pole kunagi kandideerinud ja pole nagu seda momenti nagu olnud, et siin on isegi hiljuti veel nagu mingi Tallinnaski veel kutsutud, et nagu tule ja kuidagi, aga ma ei tea, no mulle tundub, et siis kui minna, siis jälle minna nagu täiega, et ma ei oska nagu niimoodi, et kui on mingid arutelud, kutsuge, räägin kaasa. Anname nõu, eks ole. Et selleks ei pea kindlasti erakonnas kuskil olema. Ja niimoodi, et ma nagu kuidagi iga kolmapäev, eks ole, käin mingi kuskil ja olen ja paralleelselt, võt seda ma nagu kuidagi, ma ei oska, jah. Ma oskan ikkagi nagu, et siis ma lähen ikkagi, mul ikkagi kogu aeg on niimoodi paraku, et
et pea kogu aeg töötab nagu selle, nagu sa ütlesid, selle ühe jumala nimel. On jah. Et sa ei saa nagu mitut asja korraga ju Ei teha. saa, Mehed eriti ei pidanud saama. Naised vist pidid saama mitu asja korraga. Aga Rakvere teatri vist aeg sai sul vist läbi vist 7 või 8 aasta pärast? Jah, 8. No ligi 8, jah. 2013. Mis siin siit edasi pani liigutama? Miks sa sealt ära läksid või lihtsalt sai aeg täis või oli leping lihtsalt selline või sealt sattusid nagu paljud asjad kuidagi nagu kokku, eks ta jah, natukene oli see, et kuidagi et nagu hakkasid tundma, et liiga mugavaks lähevad, kuidagi nagu vaata võib-olla see ikkagi veel seda sihukest rahutust nagu oli sees kuidagi, aga samas nagu Rakvere teater kuidagi nagu nautis kõige paremas mõttes sellist nagu stabiilsust, ehk et ainult sellepärast, et minul hakkas kuidagi liiga stabiilseks minema, hakata mingeid toimivaid asju nagu lõhkuma või ümber tegema, ei olnud nagu teema ja siis tuligi see valik kuidagi nagu teha. Ja abikaasa ka toona kuidagi ütles, et võiks nüüd jälle vahelduseks nagu või kuidagi Tallinnas nagu elada või olla. Ja siis tuli see Nukuteatri skandaal ja arutelud, et oleks vaja kiiresti kuidagi ja kuidagi kõik asjad nagu jällegi nagu sobisid nii-öelda nagu kokku. Et nüüd saad liikuma minna, eks ole umbes. No jah, või ega mul seal Rakveres kuidagi pidi halb ei olnud, väga äge oli. Aga mingi kuidagi jah tekkis nagu. Et nüüd on õige aeg liikuda enne mingi väljakutset teha natuke midagi muud. Et muidu äkki jah, tagantjärgi oleks võib-olla 2-3 aastat oleks veel võib-olla täiesti, aga jah, ma ütlen, ma ei kuidagi ei ütle, et ei võiks ühel ametikohal olla aastakümneid, kindlasti võiks, aga mina vist olen pigem nagu selline, et ma ikkagi mingi pühendun, aga ma ei taha kunagi minna kuskile nagu paariks aastaks, eks ole, ma eriti selliste kohtade võib-olla ma ei usu sellesse, aga ma ei suuda vist ka nagu niimoodi, ma siuke stabiilse juht nagu väga ei ole, et seda on ka nagu elu kuidagi näidanud, et kogu see Nukuteatri ja Noorsooteatri me siin endise sealse kunstilise juhiga arutasime ka, et meie sellisesse ühisesse aega juba mahtus mitu erinevat teatrit, et seal oli ka kogu aeg nagu muutus kogu aeg, käis kogu aeg mingi käärimine heas mõttes. No jah, et mingid protsessid nagu siuksed täiesti nagu siuksed suured muutused olid kogu aeg nagu, et siis ta ei läinud selliseks stabiilseks, eks ole. Paraku nii on, et siuke stabiilne juht, siis tekib see olukord, kus sul ei ole midagi teha. Ja sa pead hakkama tegema siukest Eestis mitte küll väga nagu heas kirjas olev sõna, aga peenhäälestust. Ja. Mulle see ma ei oska seda peenhäälestust nagu kuidagi teha, ma ei oska sellega nagu niimoodi. Et sellel puudub nagu tulem nagu vist. No jah, ta on jah siuke kuidagi, ma ei tea, ma ei oska. Võib-olla kellegi jaoks on see selgelt võib-olla piiritletud ja ta teab, mis selle tulemus on, aga peenhäälestus jah, pikem. Või siis lihtsalt käia tööl nagu töö tegemist mängimas või ma nagu seda ka nagu ei oska. Tead, mis kella kohvipausid on ja koosolekud ja ilukõned ja. Siis on kogu aeg nagu siuke tunne, et nagu midagi on nagu tegemata või jätad nagu mingid ressursi kasutamata, aga samas, eks ole, organisatsiooni seisukohalt jällegi võib-olla kõik on nagu täpselt niimoodi, nagu ta peab olema ja siis sa hakkad nagu mingeid asju tegema ainult selle enda mingisuguse selle pärast, et sul justkui on nagu igav või midagi on teha. Kas sa oled pigem sellist tüüpi inimene, kes töötavat masinat ei ole vaja remontida? Muidugi, jah, täitsa, jaa. Aga samas, eks ole, kui sa ise tunned, et sa jubedalt tahad remontida midagi. Tahaks tuunida midagi. Ja, et siis lihtsalt nagu, siis tuleb ise ära minna. Selles mõttes, et ei ole mõtet hakata midagi lahti kiskuma, mis toimib, eks ole. Et alati on võimalik, eks ole, et sa kuidagi, ma mõtlesin tegelikult seal Noorsooteatri aja lõpus, mõtlesin ka, et mul on ju võimalik kuidagi see asjad niimoodi ümber kujundada, et ma võtan endale mingisugused teistsugused rollid, ma ei tea, välissuhtlusega kuidagi hakkan nagu, kuidagi nagu mängin mingisuguseid asju niimoodi ringi, et mul oleks nagu võimalik tegeleda nagu millegi muuga, olles ikkagi teatud osas jällegi selles samas rollis, eks ole, aga kuna see enam mul tähelepanu, et masinavärk nagu sõidab, aga jah, ikkagi nagu mul oli ikkagi mingit nagu keskkonna või muutust vaja. Ma võib-olla olen valesti aru saanud või ma olen vähe lugenud või informeeritud halvasti, mis valu selle Nukuteatri nime muutusega oli?
Jaa, no see on niisugune nagu valus teema ühtepidi ja mina võib-olla ei ole lõpuni kõige õigem inimene seda nagu kommenteerima, mitte et ma ei tahaks nagu, või mitte et ma tahaksin kuidagi sellest vastutusest, sest lõppkokkuvõttes ma ju vastutan selle eest täpselt samamoodi nagu teised, aga mitte, et ma nüüd ütleksin, see paha on, aga lihtsalt miks just selline valik, miks see nime muutus oli, mis see andis juurde või võttis ära või? No tegelikult, kui vaadata, mis see teater selleks hetkeks oli, eks ole, et me tegime väga-väga põhjalikult tõesti, analüüsisime seda kõike ennem, kui me seda tegime. Ja siis noh, et kui sai seal seda nii-öelda strateegia poolt ja kõike seda nagu tehtud, et siis see üks märksõna, mis seda teatrit toona nagu kõige tugevamalt iseloomustas ja see ei olnud nagu see, et meie tegime selle selliseks, vaid mida ta oli juba pikka aega olnud, oli, et ta oli noortele, noh, lastele, noorukitele, et noh, et see oli see ühine nimetaja, mis seal nii-öelda nagu repertuaari ja kõige selle järgi oli olemas. Et ütleme, et Nukuteater, noh, oli ta paljuski nagu, noh, pigem nagu ütleme jah, et see repertuaar ei olnud nii nagu selle Nukuteatri poole nagu kaldu. Teine asi, Eestis puudub Nukuteatri õppena, puudub. Pole võimalik õppida nukunäitlejaks. Koha peal õpitakse. Jah, või käiakse kuskil, eks ole, et tegelikult nii-öelda jällegi see ei ole nagu kuidagipidi nagu süüdistus, aga ega riik ja ühiskond ei ole sellesse nagu panustanud ka otseselt. Tuleks eraldi Nukuteater. Jah, et me saaksime uhkusega öelda, et vot siin on meil nüüd nagu Nukuteater ja et meil on kõik siin nagu see, et noh, seda pidi ta kuidagi ikkagi nagu liikus, et see kõige kindlam ühine keskne asi on see noorsooteater, eks ole, või noorsoole olemas olemine. Ja noh, kui küsida, et kas siis selle Nukuteatri nime all ei saanud teha, noh, sai ikka ja tehtigi ju, on ju. Aga jällegi ta jah, nagu lõpuni ikkagi nagu kontseptsioon oli nagu teine. Jah, ta nagu lõpuni ikkagi nagu ei õigustanud või ei olnud nagu õige. Ja no. Et muidu on nagu Nukuteater nagu ainult lastele mõeldud, eks ole. No, see oli üks väga suur argument ja sellega väga paljud maailma Nukuteatrid ka nagu ägavad, eks ole, et ta kuidagi on... Piiritleb ära, et minu publik on see, lapsed on lasteajad on ja kogu lugu. Aga mida küll ütleks nüüd neile, kes toona nagu väga tuliselt nagu vastu võitlesid ja ühel hetkel me olimegi sunnitud selle dialoogi kuidagi nagu läbi lõikama või noh, see dialoog kujunes mingil hetkel selliseks, et ühelt poolt meile öeldi, et nüüd Nukuteater sureb ära, kaob ära, noh nagu kui žanr, eks ole. Ja meie ütlesime vastu, et ei kao. Noh, aga see on siuke, noh, sina ütled, mina ütlen. Win-win värk, eks ole. No jah, et laseme siis nagu, noh, vaatame, meie lubame, et seda nii ei juhtu ja eks nüüd peavad siis nagu teod enda eest rääkima. Ja noh, mulle tundub, et tõesti see seltskond on väga palju panustanud ikkagi sellesse, et see Nukuteater noh, oleks olemas. Noh, meil on praegu Lavakas õpib, esiteks praegune kunstiline juht on aastaid käinud Lavakas noori õpetamas, andnud seda Nukuteatri poolt neile, praegune juht Leino Rei on käinud rääkimas neile seda nagu sõnalist poolt või sellist nii-öelda ajalugu kõigest sellest visuaalteatrist ja sellest ja nüüd on veel koostöös teatri ja Lavaka koostöös veel see visuaalteatri magistrit ka, nii et noh, seda panustamist ja ka rahvusvahelisi suhteid, kus siin noh, on ikka jõudsalt nagu arendatud ja just sellest nagu Nuku suunas. Et ta on ikkagi kenasti nagu alles. Minu meelest see Nukuteater, ütleme, räägime Eesti kontekstis, minu meelest see on kultuuripärand minu meelest. Mina mäletan lapsepõlvest saadik, mis iganes telesaated nukkudega, no tipp ja täpp, ütleme, hakkame sealt pihta. Tegelikult on see Nukuteater. Ja on palju olnud need varrasnukud ja kuni käpikuteni äpuni välja, eks ole. Täiesti, siiamaani ta on isegi suur nukk, eks ole, nii-öelda Leopold, niivõrd kuivõrd. Ja no me tegime ju jällegi, eks ole, et 7,5 meetrise Gulliveri tegime suvelavastusena seal. Mega värk ikka. Just, et see eestlasele see Nukuteater ja on ju tähtis ja meil on täna olemas ka Nukuteatri muuseum, noh, mis tegelikult tegelebki selle sama maja nii tänase, homse kui eilse sellise pärandi nagu säilitamise ja tõesti ta on, kui mina sinna majja läksin, siis oli see muuseum justkui olemas, aga tegelikult ta oli näituse saal.
kuhu oli kogutud vanu asju, eks ja, ole. kuhu oli kogutud ja tegelikult oli head tööd tehtud ja kõik see alge oli nii-öelda nagu olemas, mõtted olid kõik, ja see oligi see koht, kus tuli teda siis edasi arendada ja jällegi olid olemas need inimesed, kellele sai see võimalus nagu antud ja kes väga tõsiselt nagu võtsid seda ja viisid ta ikkagi niimoodi, et ta vastab tänaseks muuseumi seaduses, muuseumi nõuetele, kõik see nii-öelda nagu hoidmise ja säilitamise ja kõik see pool, teaduspool nii-öelda käib. Samas võiks öelda, et Eesti nii väike riik, milleks te seda teete, milleks te raiskate raha nagu Eesti filmiga samamoodi, et siin nagu polegi mingit tööstus, mingit filmimuuseumit, milleks seda vaja on? Nojah, tekib küsimus. Ja tekib ja võib-olla tegelikult on vaja seda dialoogi rohkem, mida on nagu justkui nagu kardetud või mitte kardetud, aga peetud, et kurat, kui ma pean sinuga nüüd hakkama rääkima selleks, miks kultuur või kunst tähtis on, siis ma ei viitsi seda, sest see on nii ilmselge ja kui sina sellest täna aru ei saa, eks ole, siis ma ei viitsi oma aega raisata, aga tegelikult jällegi võib-olla selles ei ole siis midagi halba, kui me aeg-ajalt räägime, et millised hoovad sellel kunstil ja kultuuril, sellises kunsti mõttes kultuuri osas meie nii-öelda. Kuidas ta mõjutab, eks ole? Kuidas ta mõjutab nii numbriliselt, eks ole, nii, ma ei tea, haridus. Emotsionaalselt. Ja absoluutselt, sotsiaalne pool, kõik see, et millised need kasuteguritel siis nagu on. Võtame need jälle siis nagu ette ja räägime lahti ja seda dialoogi minu meelest ikka tuleb nagu pidada, et kus. Kuidas selle noorsooteatri aeg, kuidas sul see publik seal, kas see publiku maht või natuke statistikat mõeldes, kas see on kogu aeg stabiilselt olnud või on see mingi moodi tõusudes ja langustes olnud? Eks ikkagi muidugi see, mis ühiskonnas nagu toimub, et see ikkagi mõjutab. Ja seal oli muidugi ikkagi väga see, et kuidas mõtlevad õpetajad. Ja õnneks õpetajad olid ja on väga teatriusku ja me ikkagi omalt poolt tegime ka päris palju selleks, et seda dialoogiga väljaspool lihtsalt sellist tavapärast kommunikatsiooni või reklaami hoida, et me suhtlesime õpetajatega palju, meil püüdsime ka nagu sisulist suhtlust hoida, meil olid sellised õpetajatele suunatud üritused ja nii-öelda isegi koolitused, kus me üritasime seda teatrimaailma sügavuti nii-öelda ja läbi selliste õpitubade nagu avada. Aga muidugi mõjutas ikka see, mis nagu ühiskonnas toimub ja kui on raskemad ajad, siis jõutakse teatrisse ikkagi natuke vähem aga jah, ütleme niimoodi, et ta oli mõneti nagu stabiilsem selles mõttes, et vaata noored kasvavad ju kogu aeg peale, et sellepärast sul seisabki mingisugune väikelaste lavastus, seisab sul võib-olla repertuaaris aastakümneid, eks ole, sellepärast, et iga aasta on uued 3-aastased, eks ole, kes tuleb tuua. Mõnda mängitakse 200 korda, eks ole. Ja mõnda mängitakse, ma ei tea, aastast 80-ndate lõpust oli meil seal üks asi, mis lõpuks liikus veel muuseumisse nii-öelda museaaliks ja mängid ikka veel edasi, Karjapoiss on kuningas, eks ole. Ei tea, 1000 korda. Aga tegelikult on ju ka see, ütleme, mõtle iseennast nagu kooliaega tagasi, et mingid eeskujud on alati olnud, eks, kui sind on viidud teatrisse näiteks, see vabatahtlikud laps ei lähe teatrisse, sind on viidud teatrisse ja seal võib tekkida sul hea emotsioon üldjuhul, loodame. Nii keskkonna kui ka see, mis sul lava peal nähtud ja kuuldud on, et see ju tegelikult kandub edasi tegelikult kunagi tema järeltulijatesse, tema lastesse, viib ka oma lapsed teatrisse või kinno. Ja meil seal oli Nukuteatris, noorsooteatris oli ju ikkagi see, et Ellelaas sai mängida nii-öelda, et kedagi oli vanaema toonud kunagi väiksena ja nüüd ta tuli oma lastega, eks ole, ja ühel hetkel on ise vanaema ja tuleb jälle, eks ole, et see põlvest põlve nii-öelda edasi andmine, seda nägi seal majas ikkagi nagu väga reljeefselt ja tuldi rääkima ja Ellelaas ikkagi nagu siuke legendaarne. Et seda oli. Aga see annabki tegelikult ju sellistel inimestel, kes seal töötavad üldse ju heas mõttes ju hagu alla. Muidugi. Et nad teevad ju kellegi jaoks, mitte lihtsalt õhku, eks ole. Muidugi, see on ikkagi ülioluline ja see tegelikult, et seda, et sa ikkagi nagu kogu aeg nagu ikkagi hoiad ka seda üleval, et nad saaksid aru, need inimesed, mitte ainult need, kes lava peal on ja selle otsese tänu või selle, aga et nad ka kogu aeg mõtestaksid seda, et milline see nende roll on ja mis see tähtsus on ja mis sunnib ka meil, täpselt nagu sa viitasid, eks ole, et see paljude jaoks seal majas ikkagi
meie jaoks on see võib-olla tavaline mingi kolmapäev, aga kellegi jaoks on see esimene tulek teatrisse üldse ja meil on neid esimesi iga nädal. Noh, et me peame nagu sellepärast, me peame hästi mõtlema, kuidas see me oleme. Et kas see jääb tema esimeseks ja viimaseks tema just, otsuse, eks ole, või ta tahab veel, eks ole. Ja. Et ta peab olema eriline, et selles mõttes me peame pingutama selle nimel, et ta oleks nagu siuke, noh, nagu meeldejääv ja pakuks sellise emotsiooni. Mind on lapsepõlves mõjutanud just, ma isegi ei tea, kuidas seda õigesti öelda, sa tead kindlasti jooksis Soome televisioonist, sina oled ka Soome televisiooni. Oli jooksis neljapäeviti The Muppet Show. Muidugi, jaa. Mis žanr see on? Kas see on käpitnukud või on see varrasnukud? Ei, need ongi need Muppetid, need nimetataksegi... Ongi omaette žanr, eks ole? Ma olen ju nii kaua juba eemal olnud, aga mis nad olid, nüüd jään võlgu. Aga ei, ta ongi täitsa omaette žanr, ta on kõva asi selles mõttes ja seda on ikkagi ka siin tehtud ja ta läheb nagu ka siinsetele tegijatele nagu korda ja USA tõesti valdab seda, et ta on USAst nagu ja seal ikkagi me just seal päris lõpuotsas käisin veel ühel festivalil Chicagos ja siis me kohtusime seal Connecticuti ülikooli professoritega, kes nagu sellel tasemel tegelevad Muppetitega ja kes on ise tegelikult selles Muppet Show's isegi üks proua, kellega me seal kohtume, oli isegi mänginud. Ja ei, see on, jah. See on nagu siiamaani ma YouTube'ist jälgin neid making of'e ja värki. Ja need on väga ägedad, jah. See on eluks ajaks jääd lapseks tegelikult, kui mina vaatan neid alati niimoodi suure härdumisega, eriti see superstar Con, eks ole, Kermit, eks ole. Ja milliseid ikkagi emotsioone ja karaktere on võimalik seal nagu luua ja kuidas tänapäeval kõik need igasugused uued materjalid, siin on nagu räägitud just see silikoon, millega nagu tehakse neid maske ja nägusid ja et see on väga-väga võimalust rohke. Ja see on hästi kihvt. Et oma teatud seltskonnaga, kui me oleme käinud kuskil reisil või matkadel kuskil sõidame ja satume sõna otsa mõttes kuskil suveniiripoodides, mis sa arvad, mis meie siis täiskasvanud inimesed teeme? No ma ei võtta. Lähme nukku-nurka, hakkame nendega mängima nagu Muppet Show'd, saad aru, kui kõrvalt keegi vaataks, et need ei ole päris terved inimesed, aga need, meie taust on see, et fänname neid täiesti. Ja miks mitte, ongi, laps läheb teatrisse, saab mingi heas mõttes laksu, saabki heas mõttes geenirikke sealt. Ja ega tegelikult see on ikkagi nagu äge, et minu siuksed õppetunnid või mingisugused arusaamised ühel hetkel, et see nukuteater on ju hästi nagu rikkalik, neid erinevaid nagu žanre või seal sees on nagu palju, aga üks näiteks hästi põnev just ka tegelikult vaadata. Üks vaadeldavamaid asju ja ägedamaid asju on nii-öelda lauanukk ja see on siis nukk, eks ole, kus tihtipeale elus plaan ehk et inimene on nagu nähtav ja ühte nukku siis manipuleeritakse näiteks kolmekesi. Ja see töö, et kui sa ühel hetkel, ma olen paar korda seda suutnud tunda, aga vaata teatris töötava inimesena on sul jube raske tegelikult nagu... Sa näed liiga palju ja sa tead liiga palju ja kuidagi oled teistmoodi nagu pinges, et sa vaatad mingeid ja tunned rõõmu mingitest muudest asjadest. Aga paaril korral, ühe korra meie enda lavastuse puhul ja ühe korra ühe välistrupi lavastuse puhul tunda seda momenti, kus need näitlejad, kes on seal samas laval täitsa olemas nähtavad, kus nad kaovad sinu jaoks ära ja sellest tegelasest seal saab päris liikuv tüüp. Et see on nagu jube kihvt ja teine asi muidugi, mida meil näitlejad ka oskuslikult aeg-ajalt nagu kasutavad ja teevad, on see, et mõtle, milline nagu selline team building sul peab olema, kui sa suudad ühte tüüpi panna usutavalt liikuma kolmekesi omavahel tegelikult sa rääkida nagu ei tohi, see peab kõik olema selline, muidugi nad teevad proovi mitu kuud selle heaks, eks ole. Aga see meeskonnatöö täiesti ja et see on müstika. Tegelikult ma võib-olla võrdlen natuke raamatu lugemisega. Inimene, kes pole raamatut lugenud, tal ei teki nagu seda maailma. Et see ongi see, et tema jaoks kõik on nagu lame. Elu on lame. Et sõnavaraline on lamedus, eks ole, ja mis iganes, ta ei suuda ette kujutada. Minul on see kiiks, et ma hakkan raamatut lugema, mul hakkab kas hakkab kaader jooksma või hakka, et mul hakkab kohe siin üks päev lugesin Gerda Kordemetsa seda Krimka romaani Häärver, millest ta ka lavastus tehtud.
esimesel leheküljel mul hakkas pilt jooksma, kuidas nii sealt kaamera jookseb sinna, siis tuleb see, hakkas kohe pilt jooksma. Et kui ei hakka jooksma, siis on, kas see tekst ei huvita mind, ei kõneta mind. Aga selleks, et see pilt oleks võimalikult ka rikkalik, eks ole, et mis sul seal jookseb, pead sa olema võimalikult palju näinud, eks ole. Reisinud, tajunud erinevaid just ka kunstivorme. Et ei teatril ja kunstil on see nagu võime või see ongi see vajadus või miks teda vaja nagu on või minu arust ta ikka rikastab nii metsikult. Ma loodan, et see heas mõttes või isegi, mis heas mõttes, tegelikult puht jama oli see, kus vahepeal ju siin oli see skandaal, mõtleksin see, et see on skandaal, kus ei lubatud lapsi enam teatrisse viia. Jah, kõige suurem jama, mis selle asjaga minu meelest oli see, et jällegi, et ma ei taha, jällegi ma mõistan seda nagu kuskil on mingi põhjus selleks, eks ole. Tead, see oli tegelikult lõppkokkuvõtte see oli see üks kommunikatsioonikäkk, eks ole, et aga jällegi, et ma tajun nagu olles ise ka olnud, kuidas mingisugused asjad võivad sul lihtsalt nagu käest ära minna, et nagu tahtmine oli just nagu kõige parem ja isegi tuli välja nagu alati. Ja, et mõtlesin isegi võib-olla seda kommunikatsiooni ja muretsesin juba ette, aga ikka nagu kuskilt rebenes käest nagu ära, eks ole. Tõlgendati valesti kuskil. No ja ma ütlen, et sellepärast ongi paljude asjadega, et sa küsisid ennem selle nime kohta ka, jumal, seal oli tõesti nagu, ma ei tea, me lõikasime või me mõõtsime ikkagi ennem rohkem kui 9 korda ja ikkagi läks nagu mingitel hetkedel rebenema, aga tõesti see ettevalmistus oli põhjalik. Et ma saan aru, et mingite asjade puhul sul ei olegi või ei olegi aega seda ettevalmistada, seal ikkagi väga korralikult nagu läks asi nagu just sellepärast nagu lappama, et tegelikult võib-olla sealt seda nagu sisulist errorit nii väga nagu ei olnudki ja kõik oleks saanud enam-vähem sama rada pidi edasi minna, aga kuna see jutt hakkas elama oma elu ja hakkas võtma mingisuguseid oma pöördeid ja võib-olla ei pööratud sellele õigel hetkel piisavalt tähelepanu, et asi läheb nagu jamaks, et siis ta nagu läkski. Läks hapuks kätte kuidagi. Ja hoidku jumal tõesti selle eest, et me ei peaks tegema küll sellist nagu asja, et võtma, et kultuuri või kunsti asjad on kõik siuke justkui sinna meelelahutuse poole ja õppimisel tegeleme ikkagi sellega, et PISA-testidel oleks numbrid sellised ja tiluliluga tegeleme muul ajal, eks ole. Et ma loodan, et sellist mõtteviisi nagu ei ole, sest need on ikkagi nii põimunud asjad oma vahel ja lõppkokkuvõttes, kui me tahame ikkagi selliseid, ikkagi see sama jällegi siuke kulunud, ma olen seda näidet nagu nii palju toonud, aga kui me mõtleme ühe siukse, mida me täna Eestis jubedalt tahame, et meil oleks siin investeeringud, et meil oleks neid ükssarvikuid ja nii edasi. No kas see ükssarviku looja siis kasvab meil kuskil metsa sees kännu otsas? Ilmselt on neid juhtumeid, kus mingi vend tuleb täiesti nagu kuskilt tühjast ja põmmutab. Ja sõna mängu tehes kasvatabki kännu peal seini, eks ole. No jumala eest, eks ole, aga mina arvan, et ikkagi see kreatiivsus kasvab sul sellega, milline sul see maailmapilt ja kui avar see nagu on ja seda me peame ikkagi nagu toitma nendel noortel ja andma seda võimalust, eks ole, et sealt nad ikkagi nagu tulevad, et inimesed ongi erinevad, ma saan aru, et perekonnad ja inimeste maailmavaated on erinevad ja kui kuskil tõesti, ise olen haridussüsteemis ju toimetanud 20+ aastat, õudne mõelda teema, et näed erinevaid inimesi, erinevaid lapsevanemaid ja ma saan aru, nii mõnel on võib-olla äkki mingi trauma kuskil olnud ja et jumala eest, et ta ei anna raha teatri jaoks ja mis iganes, või ei ole võimalus, äkki tal ei ole võimalust, eks ole. Aga koolides on alati ju, sa tead ise ju, klassijuhataja oli see, kes teadis olukorda ja see laps, kellel ei olnud tõesti võib-olla majanduslikult võimalik, leiti lahendus, et see laps saab tulla. Täna on ka need igasugused meetmed ju ikkagi olemas, see Aitan lapsi programm, eks ole, ja et selle taha täna tegelikult ikkagi ei jää, et ta tihtipeale jääb ikkagi nagu sellise arusaamise tahte või ja jumala eest, ma ütlen tegelikult, ega kõik ei pea ju teatris käima, et võiks muidugi ikkagi kooli ajal võiks need võimalused nagu olla. Aga ma ei tea, käige kontserditel, käige kinos, käige, lugege raamatuid, käige kirjandusüritustel, galeriides, muuseumites, nii edasi, et ikka erinevad žanrid kogeda lihtsalt. No just kogeda ja tegelikult näha neid seoseid, eks ole, maailmas, eks ole, et avardada oma maailmavaadet ja aga mingi hetk sai sul seal noorsooteatris ka aeg otsa? Sai jah, teatris 18 aastat ja kuidagi ta ikkagi läks selles mõttes nagu
noh, ma ütlen, palju projekte oli ikkagi veel tulemas seal, aga ikkagi kuidagi ta läks nagu selliseks noh, nagu rutiiniks ja minu jaoks, ma ütlen, ma selline väga, ma nagu sihuke kirurg ei ole, noh, mul käsi päriseb nii piisavalt, et ma ikkagi nagu, kui läheb nagu väga peentööks, eks ole, et siis ma selle jaoks ma nagu kõige parem ei ole ja õnneks ma saan sellest ise ka aru. Ja siis ma läksin ennast kuidagi nii-öelda nagu otsima, võtsingi kohe aja maha. Üks asi, mida ma hästi kaua aega nagu mõtlesin ja tahtsin jubedalt, oli ikkagi kuidagi ka seda nagu koolidega seotud ja mingit õpetamise ja kõike seda poolt, aga noh, mul tohutu aukartus, et noh, mida ma lähen siis nüüd ütlema nendele, et kes ma siis nagu olen, aga ma leidsin nagu kuidagi selle õige niši vist, et ma nagu täna Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldajatele räägin seda sellist juhtimispoolt ja olles ka seda ise nagu nii õppinud kui ka praktikas väga palju kogenud ja veel nagu juurde õppinud, eks ole, ja kogu aeg ka edasi arendades ma lõpuks nagu tundsin, et ma nüüd nagu ikka võin küll tegelikult rääkida ja noh, eks see tõde jääb lõpuks alati ikkagi selle noore enda peale, aga et ma nagu täna kuidagi olen sellest nagu üle saanud, et ma võin rääkida küll. Julgen öelda küll mingeid nagu asju, et selle ma leidsin nagu sealt nagu suhteliselt kuidagi kohe või andsin siia-sinna nagu mõista, et ma tahaksin seda ja korjati ka kohe ülesse. Lavakas käisin andmas isegi sihukest väikest loengute sarja, sihukest praktilisemat poolt. Ja siis ma siin isegi vahepeal sattusin kuidagi mingit nõustamisasja, mingite sihukeste äppide või mingite sihukeste, mis oli ka nagu väga loomisel, jaa, et tegelikult nagu kui nüüd rääkida sellest, et noh, mida oleks võinud siis tegema hakata, ma tulin jälle nii-öelda nagu sellisele kultuurivaldkonna palgatööle nagu tagasi, aga iseenesest, mis mulle nagu huvi pakub, on sihuke organisatsiooni ehitamine ja näiteks see moment, kui ütleme sellest idust, noh, ma ütlen, ta ei pea olema sihuke IT-idu, ta võib olla mis iganes idu, aga sellest nii-öelda, kus sellest pisikesest peaks nüüd saama see järgmine, see päris organisatsioon, võt sellise asja ehitamine on õudselt põnev. Et noh, kõik need protsessid ja inimesed ja kõik ja mulle tundub, et ma olen seda nii piisavalt palju seda nii-öelda selle next leveli võtmist nagu näinud, et ma siin oskaksin nagu inimesi aidata ja nagu mõtestada. Et sa pigem sa tahad tegutseda, mitte, no nagu enne ütlesin, et kui asi töötab, siis sul hakkab igav. Mingi aja jooksul võib hakata. Ma ei oska seda kuidagi nagu niimoodi seal läheb nagu hästi nagu sihukeseks võib-olla sisuliseks nagu mõtestamiseks ja selleks, eks ole, et ma selle peal ei ole, vaata, ma olen ikkagi see kultuurikorraldaja, ma elan ikkagi selle mõttega ja ma olen nagu saanud aru, et ma võingi uhke olla selle üle, et mina aitan seda raami nii-öelda nagu luua ja kuidagi paigal hoida, aga see sisuline pool tuleb nagu siis nagu teiselt seltskonnalt, aga kui see jääb kuidagi niimoodi, et me oleme selle stabiilsuse nagu saavutanud, kuidagi ma olen nagu oma töö nagu ära teinud, et siis ja võib-olla need on ka need head platvormid, vaata Indrek Saar ju ka mind tegelikult jube õigel momendil kaasas. Ehk et vaata, tema läks ise nagu kriisi juhtima väga noore mehena ja tuli läbi, aga see oleks võinud ka oluliselt teistmoodi minna. Et noh, vaata, kui sa oled mingi organisatsiooni viinud sellisesse punkti, siis tegelikult, kus need nagu noored nagu tulevad ja saavad need võimalused, et see on nagu hea koht, kus see uus tulija, kes ei ole võib-olla ennem seda tööd nagu teinud, temal on seal nagu hea siis hakata arenema ja mina selle võimaluse sain Rakveres ja Leino, kes ka sihukest nagu suure asutuse juhtimist ei olnud ennem teinud, võttis nüüd nagu noorsooteatriga, see võiks olla ka see koht, kus tuleb tegelikult palju väga häid kultuurikorraldajaid, täna tõesti hea hariduse nad saavad sealt Viljandist, on täitsa veendunud selles, et noh, et ongi, et need on need platvormid ka, kus siis ma lähen nagu eest ära ka, noh, see kõlab natuke suureliselt kuidagi, eks et ma nüüd olen nagu niimoodi, et suudan sihukest sammu teha, aga sa suudadki. Ja no jah, et ma ei jää sinna nagu, võiks ju mõnes mõttes võiks ju jube mugav olla. Lased teistel edasi areneda. Võtke nüüd, siin on see mudel, me oleme teinud koos ja viik edasi just. Ja ma üllatuslikult olen suutnud kuidagi nii mõlema organisatsiooni puhul täitsa nagu, ma ei ole kordagi tundnud seda, et issand, nad nagu teevad nagu, et nad teevad nüüd midagi teistmoodi.
et umbes mina ei oleks nii teinud. Jah, mul nagu ma ei käi nagu järgimas ja pead vangutamas kogu aeg. Et mis ma teile ütlesin, et nii ei tohi. Ei, sihukest asja ma pigem suudan nagu rõõmu tunda sellest, et kuidagi toimuvad mingisugused liiguvad ja ma saan täitsa ju aru, eks ole, ja kõike tuleb vaadata selles kontekstis, aga see ei pruugi ju tähendada, võib tähendada seda, et meil kõigil on mingid piirid, eks ole. Võibki tähendada, et järgmisel on nagu paremad mõtted või ta oskab midagi nagu parem, sellest saan ka täiesti aru, aga tihtipeale on ka see, et kontekst, meie jõudsime selle asjaga siiamaani, ma ei vaata kiivalt selle peale, et nad on mingis arengus nüüd teinud tohutu hüppe, meie jõudsime selleks hetkeks, me lõime selle platvormi, et saaks astuda selle järgmise sammu, meie veel ei jõudnud sinna, nii nemad nüüd jõudsid, super, ma olin ka osa sellest. Täpselt, üks vundamendi kividest, eks ole. Jah, et suudan suht chill olla sellega. Väga äge, järgmine väga suur ja kõlav pealkiri, Tallinn film. No jah, teda peetakse jah, kuidagi, või ongi tegelikult on ju suur ja äge asi, eks ole, ja mul ka kohe küsis, et et nüüd hakkate filme tegema, et ei hakka, Tallinn film täna siiamaani juba päris pikka aega ongi olnud see Artise kino ja kogu lugu, mis ei ole üldse väike asi, Arthouse kino Eestis, keerulised ajad, tohutu repertuaar tegelikult, mida ta nagu pakub, üllatus, publiku arv aastas sama, mis Rakvere teatril või Noorsooteatril, kuigi töötajaid on 10 korda vähem, eks ole, filmi eripära on ju. Igal juhul väga oluline on ja aga pisike organisatsioon, täna kõik see Tallinn filmi pärand, mis on väga oluline ja see on Eesti Filmi Sihtasutuse käes. Eesti Filmi Instituut on see, kes nii-öelda tegeleb selle pärandiga ja kõige sellega. Me isegi ei kamanda oma õigusi neid Tallinn filmi kunagisi õigus. Ja täna jah, siis ühel hetkel erinevaid teid pidi jõuti sinna, et Tallinn film peaks olema see, kes siis neid väga kaua oodatud filmistuudioid siia Tallinnasse rajama hakkab, ehk siis, et ta nagu ei liigu päris sinna, mis see Tallinn film kunagi oli, et temast ei saa seda produtsenti. Eestis on tugevad produtsendid olemas, pigem oleme selline infraettevõte, kes hakkab pakkuma ühte väga olulist lüli selles ahelas ja meil ei olegi mingisugust ambitsiooni liikuda kuidagi pidi sinna turu nendesse sektoritesse, mis on nagu olemas. Olla nagu ametkondade ja asutuste vahelised kõõlused ja lihased on kuidagi. Pigem jah seda, et mitte võtta nüüd ja hakata olema niimoodi just kui riiklik tootja, eks ole, et ma arvan, et selle järgi ei ole absoluutselt mitte mingit vajadust ja see nagu pigem nagu solgiks väga oluliselt, et me ikkagi täidame täpselt need kohad, püüame nüüd ära kaardistada, mis on nagu puudu, et astuda jälle üks järgmine samm selle Eesti filmi arengul. Ja täpselt seda nii-öelda pakkuda. Eesti film tegelikult on heas mõttes ja öeldud on nagu selline nagu klassifilmi või see koolifilm, selles mõttes ma ei mõtle filmi klassi, aga nagu õpilastega tulevad kokku, teeme mingi filmikese, eelarve on peaaegu olematu, eks ole, ikkagi tehakse ja mingi asi on. Eesti film tegelikult, meil ju filmitööstust, me ei saa öelda, et meil on filmitööstus. Et kui palju see nüüd see linnak meile nüüd seda võimalik linnak siin ja Jõhvis nüüd seda äkki seda elu nüüd? No tegelikult ma olen nagu nii lühikest aega selle juures olnud, et läbinisti ma kõike seda ei taju, ma ütleks, et meil tegelikult ikkagi nagu ma ikkagi juba julgeks asja nagu filmitööstuseks nimetada. Et kõige hullem ongi jah, et võib-olla siin on nagu stabiilsust on puudu olnud kahel põhjusel. Esiteks meil on selles infras on augud sees ja teiseks meil on rahastamises augud sees. Aga tegelikult on ta ikkagi nagu päris korralike samme sellise nagu püsiva tööstuse poole nagu astunud ja meil on need nagu keskmed on olemas, need tugevad produtseerivad üksused, ehk et ma arvan, et need 2 filmistuudiot, mis nüüd nii Jõhvi kui Tallinn, ma arvan, et see on niisugune next step, nagu tugev step ja ta nagu paratamatult sunnib sellel valdkonnal astuma järgmise samme latt kõrgemale tõsta jälle. Absoluutselt, et ta need võimalused lööb, nüüd on nagu see, et kuidas me suudame selle momentum ja kõik selle nagu nii-öelda maksimaalselt ära kasutada. Tegelikult mul ei ole kahtlust, et suudame, lihtsalt küsimus on nagu kui kiiresti, kui efektiivselt, kui edukalt kõik, eks ole, ja ka natuke selles, et kuidas me nagu ennast positsioneerime, et meil on, siin on nagu siuksed teatud mõttes nagu ohukohad ehk, et jällegi
ohukohad selles mõttes, et kuidas me jällegi sisuliselt, mida me nagu soovime. Ehk et siin on nagu potentsiaal kukkuda nagu sinnapoole, et tänu sellele paranevale infrale ja sellele kaasa tulevale kõigega, eks ole, et me võime muutuda selliseks allankemaaks, eks ole, et siin tuleks seda jah, et kõigepealt aru saada, mida me siis ikkagi nagu tahame. Ja mida me pakume, ja mina ei ole selle koha pealt nagu see, ma võin inimesena lihtsalt, eks ole, Joonas Tartuna ja kultuurihuvilisena võin nagu mõtiskleda, aga ma ei ole täna see nii-öelda nagu filmipoliitika looja, eks ole, et aga jah, et siin tuleb kindlasti nagu, kui me tahame, et Eesti film sisuliselt ka nagu edasi kogu aeg areneks, eks ole, ja mulle tundub, et see isu on nagu olemas, et siis tuleb vaadata, et me ei kukuks liiga palju sinna sellest nagu allhankijaks olemisest on oma tohutud võidud võimalik saada, eks ole, kogemused ja nii edasi, aga selle filmitööstuse all või mitte filmitööstuse olemise all ma mõtlesin seda, et ma ikkagi võrdled ju Hollywoodiga. Ei, muidugi. See on muidugi väga vale minust tegelikult. Selles mõttes, et Hollywood on midagi muud, aga seal ongi tehaksegi tööstust, filmitööstust toodetakse. Ma absoluutselt ei ütle, et Eestis filmitööstust selles mõttes, et tegijaid ei ole. Eestis on väga super filmitegijad, väga super meeskonnad, valgustajad, grimeerijad, kunstnikud, mis iganes, operaatorid, neid on palju ja need on viimase pealegi. Ma olen need ise ju filmides käinud, taustanäitlejaks, ma näen, mis toimub. Ja nad ei jää alla Nolani filmi meeskonnale. Absoluutselt mitte. Ainult sealt võimalus on, erinevus on rahas. Võimalustest, mida nad saavad kasutada selle jaoks. Ja müts maa kogu selle Eesti filmitegijate ees, ükskõik oled sa, ma ei tea, kästija või oled sa skauti otsid võtta paiku kuni operatorini, ma ei tea, ressissöörid enne välja, see kõik on väga tasemel. Aga see ongi täna ka see natuke see nagu võimalus, vaata, et seal ongi, et see selleks, et täna selles Eesti filmitööstuses olla, pead sa heas mõttes hull olema, eks ole. See väga suured filmitööstused, seal on nad muutunud ikkagi juba niimoodi, et väga paljude inimeste jaoks ei ole see enam mitte midagi muud kui matemaatika ja suurema nii-öelda tulu tootmise vahend, eks ole. Et täna ta meie jaoks on kõik need inimesed, kes seal on, nad tõesti tahavad nagu seal olla, et nad fännavad seda, mida nad teevad ja oskavad teha. Ma tahaks, et see muutuks stabiilsemaks ja muutuks neile nii-öelda ka elamisväärsemad elu pakkuvamaks, aga päris selleni, et me muutume nagu täiesti ainult nagu tühmilt millegi tootjaks, seda jällegi nagu ei tahaks, eks ole. Et ja eelised, ütleme, kui me vaatamegi seda nii-öelda nagu Euroopa filmi või sellist, eks ole, et mulle tundub, et meil on ikkagi nagu seda ambitsiooni teha seda nagu kunsti ka, et mis on hästi tore ja oluline jällegi kultuuri mõttes ja kogu sellise nii-öelda kreatiivsuse ja mida me ennem siin nagu rääkisime selle mõttes ka. Oma filmikursustel, mida ma gümnaasiumi astmes olen teinud aastaid, ma alati võtan ette mõne Eesti filmi, vaatame läbi ja analüüsime. Ma ei ole üldjuhul võtnud ühtegi lääne filmi. Sest need lääne filmi näevad niikuinii. Paljud üldse Eesti filmiga ei puutugi väga kokku ja ütlete, see pole mingi film. Ja siis ma näitan ja siis arutame, siis saavad aru, et kuule on film küll. Et tegelikult on jälle see mingi hoiakute teema või mingisugust stereotüübid või et Eesti see on nagu mingi kolgas või ma püüan seda kummutada. Ja noh, tegelikult kui me vaatame näiteks seda, millise tõusu on ikkagi paljud ka sellised filmifestivalid, kes keskenduvad ikkagi tegelikult nagu just sellisele arthouse filmile või sellisele nagu kunstilist mingisuguseid mõõtmeid püüdvatele, siis noh, kann on täna juba läinud üpris selliseks, ütleme, kollaseks ja punase vaiba asjaks, eks ole. Aga need asjad on nagu tähtsad ja Eesti filmil on seda ambitsiooni olla selline kunstifilm ja tegeleda sihukeste teemadega, nii et ma usun, et see, et sa sellega tegeled ja et sa noortele sellist nagu mõõdet nii-öelda nagu annad ja neid mõtlema paned sedapidi on nagu hästi oluline. Et me tegelikult siin Artises ka ma ei salga üldse, et me maadleme sellega, et Artise tänane publiku keskmine vanus on vaata, et kõrgem kui meie vanus sinuga, et nii see paraku on ja noore kinno toomine on just sellisesse kinno toomine on päris raske.
aga need noored tegelikult, kellel on isu selliste filmide, mis sind nagu üllatavad kuidagi või on nagu teistsugused, need tegelikult on nagu olemas. Siin ongi jälle võib-olla selle haridussüsteemi roll ka, et kuidas nad selleni nagu jõuavad. Ja võib-olla ka meie oskamatus seda sotsiaalmeediat nii-öelda nagu ära kasutada, et see info rohkem nendele nagu jõuaks. Tead, mis mul Rakvere teatrikino juhtides, mis mul kõige rohkem meeldis, üks paljudest, mis mulle meeldis, mis arvad, mis see võis olla? Et ma ei seganud sind väga Jaa, sa väga ei seganud, aga sa ühtepidi tahtsin ühte asja sisse tuua, aga sa nagu ütlesid ei ja siis ma tegelikult olen tagantjärgi mõelnud, jumal tänatud, et sa ei ütlesid. Ma ei mäleta, millele ma ei ütlesin. Et seal ei saa kunagi seda asja olema, selles majas vähemalt. Nii? Ei mingit popcorni. Ja. Yes. Ja ma ütlen ausalt, ma olen väga harva käinud kinos, just selle pärast, et ma ei jaksa seda läbu seal saalis kuulata ja vaadata. Ja. Ei, ma saan aru, see on sissetulek, ma saan aru, see on väga suur sissetulek sellel toitlustamisel, mis on kinodes üldse. Ma ei räägi ainult Rakverest, aga üleüldse see on kassa, ma saan aru. Ja issand, kui julge ma toona siis olin. Ja jutt on jumal õige, tegelikult see kogu see popcorni haiseb ju teatrisse sisse, inimene tuleb õhtu teatrist, tunneb see popcorni haisu, et vana maja eriti veel võtab selle sisse ja jumal õige. Aga siis oli see mõte. Eks sa vist tahtsid seda ka pigem teha selleks, et need numbrid, et meil oleks, teisipidi annaks jälle võimalus. Meelitada inimesi kinno tegelikult tule sööma siia ja vaata natuke filmi ka. Praegu siin Artises meile ikkagi on inimesed, esiteks on rida inimesi, kes käivad, ostavad Apollost popcornid vaikselt ära, siis tahavad siia tulla nendega. Aga on päris palju ka neid, kes ütlevad, et me käimegi siin selle pärast, et seda siin ei ole. Et ma ütlen, ma ei hakka üldse halvustama seda kultuuri ja mul on endal töötajad, kes aeg-ajalt käivad ka ju Apollos ja võtavad ka selle popcorni, võtan isegi aeg-ajalt selle popcorni. Mina olen ka teen, ma nimetan seda õhu ostmiseks. Ja. Aga siin jah, et siin on see nagu valikukoht on sul siin nii-öelda nagu võimalus on nagu olemas. Et see on samas ühtepidi, ma nagu olen seda kunagi teatri kino juhtides tahtnud sisse tuua, just selle rahaliste mõtte seisukoha pealt, aga filmi ja ütleme naudingu juures, kui seda ainult ei oleks kinosaalis, oleks jumala hea. Viimane kinos ma käisin Michael Jacksoni filmi vaatamas. Siis saalis oli umbes minu vanuselised inimesed ja võib-olla mõni isegi vanemgi veel. Seal ei söödud, aga mis sa arvad, mis seal tehti? Telefonis istuti ja filmiti telekat, seda ekraani peal ja saadeti oma kuskil Messengeris, et vaata, nüüd tuli see stseen ja ma olen ka hästi tundlik selle koha pealt ja mind jõuadalt häirib see ja kõik praktiliselt kõik korrad, kui ma kinos käin, ma korra jõuan heituda sellel teemal, eks ole. Ja siis ma mõtlen, et kas ma ütlen talle, aga see ei tee mitte midagi, see ei paranda või see, ma ei tea, kas on mõtet tuuleveskitega võidelda või? Tead, see on... Ma ei tea, see on see hoolimise küsimus, see teistega arvestamise või kuidagi arusaamine. Mul viimane kord, kui ma kinos käisin, ma ei mäleta, mida ma vaatasin, aga oli selline kogemus, et lihtsalt nagu kaks inimest rääkisid lakkamatult oma vahel ja nende ees istuv siis vanem proua lõpuks nagu ütles. Ja siis ma läksin pärast tema juurde, ütlesin, et aitäh. Ja siis ta ütles, et aga keegi ju lõpuks pidi. Mina just hoidsin ennast nagu tagasi, sest ma olen alati see nagu möliseja ja ma ei viitsi see möliseja olla kogu aeg, eks ole, sest ma vaatan, et ülejäänud inimesed nagu kas nad juba tähele või neid ei sega, äkki see on lihtsalt nagu minu mingi probleem, eks ole. Aga siis oli ja näha, et jah, aga see on ikkagi see teistest hoolimise teema. Et seda ei saagi öelda, et meil ei ole nüüd nagu teatris, sest teatris on ka seda palju ja noorsooteatris noorte puhul, kes on siuksed, tead ikka nagu veri vemmeldab, eks ole, et raske on istuda 2 korda 2 tundi ja on erinevaid tüüpe seal ja kes tahab ikka näitlejaga ise dialoogi astuda hoopis ja nii edasi, eks ole. Aga et ma ei ütleks, et isegi see nagu siuke kasvatuse ja kultuuri küsimus selle koha pealt on, et me ei oska just kui nagu käituda kultuuriasutuses, eks ole. Ma arvan, et see probleem on pigem natukene võib-olla sügavam, et ta on just see nagu teistega arvestamise või see, et sa mõtestad, et teine on ju tulnud siia ja tahab ja... Kas see võib olla mingi ajastumärk?
lihtsalt periood on praegu selline, et lihtsalt inimesed teevad niimoodi. Ükskõik on see siis teatris või kinos. Ma ei tea, ma tajun kuidagi seda, et see kõlab jälle kuidagi nii võib-olla imelikult või halvasti, aga kui ma nagu Tallinnast ära lähen, siis ma nagu tunnen seda vähem. Et kuidagi seda siukest ülbust ja hoolimatust on siin nagu kuidagi nagu rohkem sellist, et noh, ma teen mingisuguseid selliseid nagu nõmedaid asju ja kuidagi sa tajud, et see inimene teeb seda sellepärast, et ta tahabki siuke olla või et see on nagu äge või siis, et tas puudub igasugune selline närv, et ta üldse nagu noh, näiteks see, et ma käin hästi palju ühistranspordiga tööl ja ma tulen bussi pealt maha kodu juures, seal on siuke teelõik eramajade vahel, kus tegelikult on 40 ja on vöötrada ja seal tuleb palju lapsi, tuleb nagu maha, aga see on nagu raudselt selline vöötrada, kuhu sa lihtsalt jäädki seisma. Mitte keegi ei lase sind üle, sest ta on pika sirge peal ja see on nagu justkui see on nagu tava, et siin me ei lasegi inimesi üle, kõik arvestavad. Kõik liiguvad, eks ole. Kõik arvestavad sellega, jalakäija arvestab sellega, mina arvestan sellega, et ükskõik, kas seal rooli taga on pereema, mingi tead siuke lühikeste juuste ja jämeda ketiga tüüp või ükskõik kes, seal vöötrajale üle ei lasta. Enne kui sa sinna ise peale astud või ootad pidulikult, kuni kõik autod ära lähevad. Et noh, mingeid selliseid asju on nagu kuidagi palju. Inimesed on nagu närvilised, ise ka oled, aga ma püüan nagu niimoodi hästi kuidagi positiivne olla. Ja vahepeal ma naersin selle üle või kuidagi mul, ma ei tea, ma ei uskunud seda, et ole ise nagu siuke naeratava näoga ja sulle vastatakse samaga, aga tegelikult see ikka peab paika küll. Sellise hoiakuga, millega sa ise lähed kohvikus kohvi tellima, selle sa saad tagasi ka. Et tegelikult hästi palju on selles kinni nagu. Eile just ma olin 2 päeva olin Viljandimaal Kõpus, ma olen seal juba pea 10 aastat käinud off-road võistlusi filmimas. Et see on väga pikk aeg olnud, mõne väikse pausiga mõned aastad mulle vahele jätnud, aga seal oli üks neiu, kes siis tegeles nagu päevameediaga niimoodi, tegi telefoniga seal videosid või tegi pilte ja saatis sotsiaalmeediasse. Ja ma mingi hetk vaatasin lihtsalt need, tulid postitused mulle minu telefoni ka loomulikult, mis ta vaatasin, mõtlesin, et jube hea kvaliteediga foto on tehtud, telefoniga, ma nägin, kuidas ta teeb seda. Ja ma järgmisel päeval ütlesin, et kuule, sulle jube hea kvaliteediga pildid oli. Ta kohe vaatas, et aitäh, tõesti või, kui proff nii ütleb, ma pole mingi proff, mis seda näed, et mulle meeldib, see pilt on hästi tehtud, kadreeritud, värvitud, mis iganes, kõik on, mitte midagi üleliigset, toimib. Suukõrvuni, eks ole, ma olen loomulikult, Ma tean, mida sa mõtled ja mida sa ütled praegu, et see on teine meie nagu suur viga ja viga on ta veel selles mõttes, et me teame tegelikult seda, et see on viga, aga me ei tea ikkagi, et see, et sa ütled midagi inimesele. Et sa lihtsalt lähedki ja ütled talle midagi nagu ilusat ja head. Ja töö juures täpselt samamoodi. Natuke on see eestlased, kiida lolli, eks ole. Mis tal viga on, eks ole. Jah, aga ikkagi, tead see nagu midagi nagu lihtsalt ja ilusat minna nagu ütlema, tegelikult meil on seda nagu ikkagi vaja, me võime öelda, et mul ei lähe need asjad korda ja see on mingi siuke tühi loba ja et mis sa siin ütled neid sõnu, maksa parem raha, eks ole, aga lõppkokkuvõttes ikkagi erinevates nendes ja täpselt just niimoodi, et ka seda, et me lihtsalt julgemegi kellelegi juurde astuda ja öelda midagi nagu kena või et näiteks, et sa jood seal kohvikus oma selle kohvi ära ja ütled, et kuule, väga hea cappuccino oli, tõesti hea oli, kui ta oli, eks ole. Mitte, et sa lihtsalt igal pool lähed ja räägid siukest nagu meeldivat juttu, mis ei ole ka iseenesest paha, aga just, et kui ikkagi midagi on hästi, et siis sa siis nagu ütled ka seda, sest seda, kui midagi halvasti on, seda me kipume ju väga kohe ütlema minema, eks ole. Igiverd ja pisarad, need meeldib meile võib-olla kõige rohkem, need kõige klikatavamad asjad. Aga just need väikesed tänusõnad ja väikesed aitähid ja ilusad ütlemised just, et kuule, tõesti väga hästi tuli välja, et väga ägedad, mulle väga läksid korda need. Need on nii väikesed asjad, maksa mitte midagi. Absoluutselt, mulle meeldib ka, ma üldjuhul ütlen tagasidet ka, näiteks ma käisin nüüd seda Tiku Toosi vaatamas Silja Miksi monoetendust Rakvere teatri oma nüüd siin suvel oli ja ma kirjutasin talle, mis ma sellest arvan. Ja siis ma arvasin hästi, tõesti üllatas, Silja üllatas mind. Et julgust 2 natuke üle 2 tunni panna üksinda. Ja ta sai hakkama, kuigi jah,
kuigi ta kartis, et võib minna rappu, eks ole, mingi teatud hirmud ikka on asja juures. Sul ei ole laval partnerit kellega, eks ole ju. Ja. Et niimoodi öelda on jumal kiht. On. Mul ei ole raske öelda inimene, kui mulle meeldis, ma ütlen meeldis. Ma olen õpilastele ka seda tunnis öelnud, et kui sulle meeldib mingi asi, ütle. Ja kui sulle ei meeldi mingi asi, siis põhjenda, miks sulle meeldib, see on ka okei. Aga mitte nii, et see on umbes pask, eks ole, või et eks ole, aga miks? Palun seleta. Ja kritiseerida on nagu justkui alati lihtne, aga... Kui sa tõesti arvad teistmoodi põhjenda, miks sina arvad nii? Siis ta on konstruktiivne. Just, ja kui sa ei taha seda põhjendada, siis ära ütle midagi. Nii lihtne see ongi. Ja ikkagi ka see just, et juba koolis või nagu maast madalast saada aru, et ongi, et see ei ole just kui minu, kui ma ei tea, tööandja ülesande minna töötajat nagu tänama või talle midagi ilusti ütlema, et see täitsa võib ka olla kolleegide vahel ja tihtipeale on see isegi palju väärtuslikum, kui see kui mingi juht tuleb ütlema, kuigi see on ka väga hea, kui juht ütleb, et ta on rahul, et ta esialgu ei vaata minu töölepingu asju üle ringi, et see on ka positiivne. Aga just, et ka see nagu töötajate oma vaheline, et tihtipeale me nagu tunneme seda, aga me justkui nagu ei... kuidagi, mis ma ikka lähen talle ütlema. Ei, mine ikka. On ju. Jah, väikesed asjad. Mis sinu meelest erinevus on teatri ja filmi infrastruktuuri juhtimisel? Kas seal on mingit erinevust? Laias laastus inimestega töötamisel ja sellel ei ole. Tegelikult ikkagi on see, et sa pead neid inimesi nagu kuulama, sa pead andma neile võimalusi, sa pead olema neile olemas. See kõik nagu sellised jällegi väga lihtsad asjad, mida me ei kipu tegema ja millega ma ise ka ikkagi aeg-ajalt nagu eksin, kui küll ei anna õigel hetkel õiget infot välja või ei kaasa inimesi, ikka juhtub paraku. Aga mis on võib-olla suurim erinevus on ikkagi selle struktuuri enda nagu selline ülesehitus, et Eesti teater on väga struktureeritud suurte institutsioonide keske, seal on need tõmbekeskused nii-öelda nagu olemas, seal on nagu see struktuur on kuidagi justkui nagu palju nagu selgem ja sul on lihtsam võib-olla seal mingisuguseid ka infosid liigutada või inimesi kokku saada. Filmivaldkond koosneb väga paljudest erinevatest pisikestest organisatsioonidest ja inimgruppidest või inimestest, kes on pigem killustatud, kes liiguvad väga erinevaid teid pidi, aeg-ajalt saavad ühed kokku, mõned ei saa kunagi kokku, et see teeb selle nagu raskeks kuidagi, et sul on ühesõnaga ta on nagu killustatud, et see on, mulle tundub see üks nagu väljakutse selles nagu selles süsteemis. Kuidas info liikuma saada, on ju? Ja, kuidas inimesteni jõuda, kuidas nad kokku tuua, kuidas ka tekitada mingisugune siuke konsensus või kuidas võidelda näiteks millegi eest, kas või see rahastamise teema, et ikka tuuakse seda võrdlust, et teater versus vaata, kui palju raha saab nagu teater, vaata, kui vähe raha saab film, kõik õige, aga jällegi, et tekiks võib-olla siuke tugevam jõuõlg, eks ole, teatritel on mõõtmatult nagu lihtsam, seal on välja kujunenud organisatsioonid, katusorganisatsioonid, eks ole, see jõurusikas või õlg on kuidagi nagu tugevam ja seda on lihtsam nii-öelda mobiliseerida, et filmi puhul on see olnud palju raskem, aga ma näen siin, ta kogu aeg ikkagi nagu liigub ja liigub õiges suunas, et koondutakse, inimesed ütlevad, inimesed mõtlevad, tulevad kokku, et ühesõnaga infot vahetatakse, see on nagu oluline. Jah, aga siin on veel nagu omajagu nagu teha, aga jällegi, et eks see stuudiokompleks mõnes mõttes annab ka jälle väikese panuse selleks, kas või mingi füüsiline ruum jälle tekib kuidagi ja mis on ka, mis ei ole nagu kõik, aga ta on nagu jälle samm nagu siduv asi, eks ole. Ja. Kaugel selle siin Tallinnas on? Me võiksime või suur soov ja tahe on, et me oleksime nagu kaugemal, aga paraku see projekt, mis oli siis kuhugi maani valmis tehtud, ei olnud ikkagi küps selleks, et me saaksime ehitushanke välja kuulutada. Et me oleme praegu sellises projekteerimise lõppfaasis, et mul olid natuke mõned oma siuksed arusaamad ka, kui ma selle projektiga liitusin, et esiteks, mul oli nagu kaks siukest põhilist asja. Esiteks ma ütlesin, et ma tahan kindlasti, et kohe kiiresti liitub meiega selline ehitusprojekti juht, kes nagu läbi ja lõhki jagab seda nii-öelda ehituslikku ja kogu seda dokumentatsiooni poolt, et tema vaatab selle projekti põhjalikult läbi ja vajadusel kaasab mingeid konsultante ja nii edasi. Ja teiseks, et selleks, et ma vajan ise ka natuke arusaamiseks aega, et ma ei saa minna nagu tühmilt ehitama maja kellelegi teisele
kui ma üldse valdkonnast midagi nagu aru ei saa, et teeme niimoodi, et kuna see projekt on nüüd nagu natuke aega siin seisnud ka on ja seda on teinud mingi seltskond inimesi, et proovime ta veel nagu sidusgruppidega, valdkonna sidusgruppidega niimoodi, et ongi, et operaatorid, grimeerijad, kõik tulevad niimoodi järjest, et vaatame nendega koos nagu ka veel läbi, et need olid mu 2 sellist nagu tingimust nii-öelda, need me tegime ära ja sealt tuli nagu lisaks sellele, et see projekt ei olnud nagu tehniliselt päris küps, tuli ka veel 11, mida võiks ümber teha, et praegu me teeme sellist nagu viimast ümber projekteerimist natukene või edasi projekteerimist, see peaks valmis saama suve lõpuks, siis on niisugune bürokraatia ralli, kõik need järgmised astmed tegevused. Ja seal on see, ta on nii suur rahaliselt, et tuleb korraldada see avatud hange, või see tähendab see rahvusvaheline et see võtab omajagu aega, aga selle aasta numbri sellest tahaks ikkagi nagu ehituslepingu ära teha ja pihta hakata. See on väga hea, et sa ütlesid seda, et sinu jaoks ka on oluline, et iga valdkond saab oma sõna öelda, sest ma olen seda kogenud näiteks, tulles näiteks see sama 2010, kui Rakvere Reaalgümnaasium kapitaalremont tehti. Ma saan aru, maja haldaja, eks ole, linnavalitsusele on omad piirangud, rahalised ja muud võimalused on ju. Aga kui ei küsita inimeste käes, kes seal sees toimetama hakkavad, lihtsaid asju, kuhu ma panen sulle selle tooli akna või ukse, piltlikult öeldes, või millise kardina ma sulle siin ette riputan, see natukene nagu, see on raiskamine. Ma ei kujuta ette, kuidas seda on võimalik muud moodi teha kui niimoodi, et sest minu jaoks on nagu jällegi kõlab võib-olla kuidagi suureliselt, aga tegelikult on ju lõppkokkuvõttes oluline, et see inimene, kes sinna esimesel päeval tööle läheb, eks ole, see oleks tema jaoks selline nagu kuidas siis muud moodi, mina ei tea, kuidas tema tahab, et ta nagu seal teine asi, mida nagu justkui võib-olla kardetakse, on see, et jumal, siis nad tulevad ja hakkavad seda teist ja kolmandat tahtma. Läheb liiga kalliks on ja. Aga seda teist ja kolmandat hakkavad ju nad nii tahta. Ja kui nad teevad seda siis, kui kõik on nagu ära tehtud, ehk et mida ma tahan öelda on see, et sul on tunduvalt lihtsam kommunikeerida seda et me paraku seda teist ja kolmandat nagu ei saa, eks ole, ja ühiselt otsida, milline see siis nii-öelda nagu next best thing või lahendus on. Palju lihtsam. Loomulikult see, kes tellib, kellegi on rahakott, loomulikult ta loeb raha. Ma saan sellest kõigest aru. Aga selle väikse rahaga saab teha ju koostööd. Absoluutselt. Ja sul ongi, et sul on ette manageerida palju lihtsam seda nii-öelda ootuste juhtimine, eks ole, et sa siis räägid, et kuule ja muidugi me tahaksime seda, aga seda praegu ei ole, sest muidu ta tuleb sellel esimesel tööpäeval ja hakkab vinguma, et tal seda teist ja kolmandat, et siis sa pead talle selgitama hakkama. Hea näide lihtsalt, me oleme siin küll praegu koosoleku ruumis, eks ole, koosoleku jaoks täitsa okei ruum iseenesest. Aga kujuta ette, kui me peaksime siin tegema näiteks sõna otseses mõttes helisalvestust, ütleme filmi jaoks, eks ole, siis üldjuhul meie see kellakapp, mis siin laes tiksub, on ju, või tähendab helitehnikud ütlevad, kuule, see akustika, see ei sobi. Naljaga pooleks ongi see, et ma olen alati öelnud, et ma olen piisavalt nagu laisk ja ei taha võtta vastutust, sellepärast ma kaasan need teised inimesed. Siis nemad on öelnud. Ühtepidi nemad on öelnud ja siis nad saavad tegelikult, aga mina ei tea ju. Mina ei tea, mis see helikapp peab täpselt olema, mis ma hakkan siis nagu rolli mängima ja seda ise nagu välja mõtlema, et ma olen piisavalt laisk, et seda ise mitte teha. Juhet seina panna, ja kuhu on et nii on, et selles mõttes on see väljakutse suur. Kui palju sa arvad, et nüüd Tallinn versus Jõhvi, kui palju nad omavahel nüüd katavad või konkureerivad? Mingil määral kindlasti, aga täna ei ole vist kellelgi seda nagu vastustega taju lõpuni, et peame minema ja peame see 10 aastat mööda laskma. Ja ta mingil määral kindlasti üks hakkab teiselt midagi nagu ära võtma ja nii on ju, aga me püüame täna ka, just homme lähen jälle Jõhvi ja me oleme nendega väga tihedas koostöös. Et pigem ikkagi vaataks niimoodi, kuidas me üksteisele kasulik. Selge on see, et kui me räägime väljapoole müümisest nii-öelda, et siin Eestis hakata ühel ajal tekitama nagu 2 sõnumite voolu, see oleks nagu rumalus, et me peame ikkagi nagu ühtse. Ja samas tegelikult ise ja veel kord öeldes, et on filmist filmi olen käinud ja need helitehnikud ja valgustehnikud, need on ju tegelikult, need ei ole lõpmata Eestis. Ei, lõpuks on see kõik üks sama seltskond. Just see sama seltskond ja alati võttalt võttele ja näen jälle samad näod ja samad head tuttavad, kõik ootavad ees on. Pigem me täiendame Jõhviga ikkagi nagu seda nagu pilti. Nende projekt on muidugi mõõtmatult raskem, eks ole, nemad tahavad ju ikkagi luua sinna piirkonda uusi töökohti ja anda inimestele
inkubaatorid tekivad. Ma hoian neile väga-väga pöialt ja minu meelest see on nagu üliäge ja proovime, kuidas saame ka siit omalt poolt nagu toetada. Heas mõttes väga suur amps neil, eks ole, tegelikult. Väga vajalik. Nii on. Nagu ma aru saan, et sina juhid või kumba sa rohkem juhid, kas organisatsiooni või inimest? Mis see organisatsioon ikka muud on kui inimesed, et mina ei tea, kui palju selles mõttes ma ütleks, et ma juhin nagu, ma inimest ei juhi, ma ikka juhin selle koha pealt nagu pigem organisatsiooni, et ma loon selle mingisuguse organisatsiooni nii-öelda nagu mingisuguse sellise raami või kesta või aitan seda nii-öelda nagu paigas hoida. Ja inimestega me lihtsalt teeme nagu koostööd või kuidagi, et ma ennast selliseks, kunagi oli võib-olla selline algaja juhil oli selline juhtimiskramp, et sa pead kuidagi nagu ennast jubedalt tõestama, see on üks põhilisi vigu, mida noored teevad ja mis on nagu, või algajad teevad ja mis on iseenesest nagu arusaadav, see kehtestamise teema on ju. Aga praegu on pigem ikkagi nagu see, et ühiselt nii-öelda nagu kasvada ja et sina oled võib-olla aitad natuke mingisugust suurt pilti või mingit raami nagu kuidagi hoida ja see ongi see nii-öelda nagu juhtimine. Mis on sinu nii-öelda ütleme nimetamas karjääriks või sinu tegevuses kõige riskantsem olnud? Mis tegevused on sinu mõttes kõige niisugused, et kas teen ja põlen või teen ja olen kätel kantud? Kindlasti on mingi selliseid väga... No jah, ega seal noorsooteatri see ikkagi see, vaata see riigi asutustega on muidugi nagu natuke nagu teistmoodi, et me ei ole nagu nii suuri riske vist isegi nagu võtnud või sul on kogu aeg ikkagi see mingisugune seljatagune või mingi abivägi on kuskilt justkui nagu olemas, aga jah, eks neid julgustükke või siukseid mingeid asju sai ikkagi noorsooteatri ajal ikkagi see uus saal sinna juurde ja kuidagi see nii-öelda nagu see organisatsiooni nagu kasvatamine ja see nimevahetus või mingisugused sellised nagu asjad, eks ole, et neid ikkagi on siin nagu olnud, et ma ei oska niimoodi nagu selles mõttes öelda, et paljusid asju ilmselt saaks vaadata kui nagu julgustükke, aga väga sellist nagu tohutut isegi pole nagu tõesti nagu olnud või? Oled sa kuskil mõnesse ämbrisse kastunud? Oh küll, jumal, kui palju neid igasuguseid on, et neid ei ole võib-olla selliseid nagu tohutu suuri, eks ole, aga ma ütlen alguse sellisest nagu krambist, eks ole, ja sellisest nii-öelda nagu, et ma pean ikka juhina ikka nagu mingil hetkel otsima selle kõige õige momendi, kus rusikaga lauale lüüa, et jumala eest saaks rusikaga lauale lüüa, kuni ma ei tea, inimeste valikus või mingis usalduses või ka enese usaldamises, et jääda mingil hetkel ikkagi mingites asjades nagu endale kindlaks või selliseid asju on nagu palju olnud või ikkagi seesama, et täna ka räägid üliõpilastele, räägid ikkagi, kui oluline see kaasamine on ja kui oluline see inimestel ikkagi varakult info ja siis ise endal on klomp kurgus, sellepärast et sul on endal seesama asi mingi asja puhul tegemata jäänud või niimoodi, et see... Aga käige minu sõnade järgi, mitte tegude järgi, eks ole, kuidas see... on neid ikka teed neid vigu, ikka teen. See on inimlik vist tõenäoliselt või inimesed vähemalt arvavad niimoodi. Jah, et tihtipeale ongi, et sa ette teoorias näed neid asju nagu on lihtsam rääkida, kui tegelikult päris seda ma räägin ka kogu aeg tudengitele, et need täna see, mis me siin räägime, see kõlab kõik jube lihtsalt, aga mine hakka seda nagu tegema, eks ole. Kas või see, et et sa pead ikkagi varakult ütlema juba kolleegile, kui tema töös on mingisugused puudujäägid, aga nii vastika minna kiunuma talle sinna, et kuule, sa oled see teine ja kolmas. Aga see on nagu võib-olla nagu kaariasega, vaata, kui sa kohe hambaarsti juurde lähe, siis ta süveneb ja läheb sügavamale ja kallimaks. See on see ka, kuidas sa neid asju midagi ütled. Ja mulle serveerid, jah. Ja mulle see ütlus ikka meeldib, et ärme räägime sellest, mis täna on valesti, räägime sellest, mis homme on paremini. Väga mõistlik. Jah, et tagasiside. Kui peaks sulle täna näiteks andma välja elutööpreemia, ütleme, sinna on muidugi veel 100 aastat veel aeg, et sulle sellist asja määrata, siis milline sinu praegu kogu sinu tegevuse juures, mille eest sa arvad, et võiks anda sulle elutööpreemia, mis asi see on? Tead, ma ütlen sulle niimoodi, ma saan aru, et see võib-olla pole nagu vastus, mida sa ootad,
aga minule ei peakski elutööpreemiat andma, sest mina olen terve oma elu teinud tööd, mida mind on kutsutud tegema, ma olen seda teinud nii hästi, kui ma olen osanud ja suutnud, olen toetunud väga paljudele teistele inimestele selles, nii et ma tänaseks hetkeks ikka seda elutööpreemiat välja veel teeninud nii-öelda ei ole. Väga hästi, see on sul ees no, tõenäoliselt. Jah, aga pigem kui kunagi tahaks millegini jõuda, mina ei ole see, kes ütleb, et betooni pole vaja. Tihtipeale, no räägime kaasaegsest tantsust, neil on praegu väga saalia vaja. Noh, me ei saa, me võime igasuguseid muid pehmeid asju rääkida, aga kui neil kuskil kohta ei ole, kus teha, siis betooni tuleb ära valada, kuskilt tuleb sotsida. Aga kuidagi mulle ikkagi nagu tundub, et kunagi tahaks nagu jääda või olla nagu inimestel meeles teatud mingite väärtuste või mingite selliste asjade osas, et ma olen olnud nagu alati aus, ma olen olnud objektiivne, ma ei ole läinud mingite sihukeste intrigeerimiste või mingite sihukeste asjadega kaasa, ussitamiste ja sihukeste asjadega ja olen proovinud nagu asjad alati nagu ära teha ja inimesi kuulata ja arvestada, et see on minu jaoks nagu hästi oluline. Meeskond peab töötama ju hästi, eks ole, siis on ka organisatsioonil ju kõik hästi. No täpselt nii ongi, jah, et sa annad selle, sina pead andma selle nagu võimaluse neil nagu toimetada. Täna Artises on nii, mida ma Artises tegin, oli see, et ma võtsin selle nii-öelda nagu selle kinojuhi rolli, mis siin oli välja kujunenud ja ma astusin pika sammu tagasi. Ehk et ma andsin sellele seltskonnale, kes siin tegutses, rohkem tegutsemisvabadust. Kõik. Saades ise aru, et ma ei ole võimeline seda tegema. Ma ei ole sellisel kujul võimeline seda kino juhtima, nagu eelmine juht juhtis. Järelikult, aga siis sa saad aru, et sul on siin inimesed, kes tegelikult nagu teavad, mida nad tahavad teha. Ja kuidas on tehtud ka, eks ole, mis töötab, mis see töötab. Aga tehkem siis või andke minna. Ja nii praegu toimib. Nii et tuleb tuttav ette Rakvere teatri kino juhtimisel, mul samamoodi. Sa ei sekkunud ja ainult tõukasid tagant, et tee ja Heiko Tederiga seal möllasite nii-öelda siis üks päeva mäletan, Heiko helistas mulle, ütles, et mis toimub? Mis hekki, kas sa võltisid andmeid, kui vaata oli kino need vaatamise andmed tuli esmaspäevati sisestada? Ei, kõik on õige. No see ei ole võimalik ja mõtlesin, on küll, tõsi, see eilne vaatamis, saal oli täis. Et selles mõttes nagu, heas mõttes niisugune torkis või sina samamoodi on. Et tugi oli olemas. Jaa, praegu ka, et ma ütlen, ma olen toena nagu olemas ja kogu aeg hästi oluline on ka see, et inimesed ei tohi nagu katki minna, et me peame kultuurivaldkonnas peab palju töötunde tegema, on vaja teha, eks ole, aga samas peab ikkagi, kui ikkagi hakkab lõhki minema, siis ega see ei ole kasulik, kui ta nagu lõpmatuseni lõhki läheb, et seal tuleb hoida. See hakkab põhja vedama. Lõppkokkuvõttes, ega sa väsid ikkagi ära, selles mõttes, et ega see puhkamine või nii-öelda see laks tuleb siis ikkagi ühel hetkel ära, et sellel ei ole pointi. Et siis tuleb asjad kuidagi nagu ümber teha. Mida sa arvad, kus sa ise 10 aasta pärast oled? 10 aasta pärast olen ma 56. Ma ei tea, ma tahaksin, et ma endiselt olen natukene seotud sihukeste ülikoolide ja õpetamiste ja sihukeste asjadega, see on üks asi, mida ma kindlasti tahaks. Siis ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ei tea, ma ei välista seda, et ma olen endiselt Tallinn filmiga seotud, ma ei välista seda, aga ma ei ütle ka, et see täiesti raudselt niimoodi on, et ju ma ikkagi niimoodi organisatsioone kuidagi ehitada ja ikkagi seda nagu sõnumit kanda, et inimesi usaldada ja inimestele võimalust anda ja kuidagi sihuke kultuuri olulisus ja teatud väärtuste nii-öelda nagu kandmine ja ka organisatsiooni ehitamisel teatud siukesed usaldused ja kõik mingid siuksed asjad ja sõbralikkus ja hoolivus ja kõik siuksed asjad, need on, sellega tahaks nagu tegeleda kuidagi või seda sõnumit nii-öelda nagu levitada moel või teisel. Et kui sa teed, siis nagu öeldakse, kosmos kuuleb ja näeb, on ju, ju siis tulevad siis uued pakkumised. No ju tulevad, see on see sama teema, et tuleks ikka kolistada häis mõttes uute uste taga,
endal oleks huvitavam, et ei oleks mingisugused seisvat vett võib-olla, eks ole. Sinu puhul see on vist välistatud. No ei tea, selles mõttes, et ega ma vahel ikkagi nagu istun niimoodi diivani peale ja mõtlen, et mis oleks, kui 10 aasta pärast oleks üks väike kasvuhoone kuskil ja istuks ja äkki see tuleb vanusega võib-olla. No ja, et see nagu kummaline, et huvitav, kas ma nagu suudaks, et näiteks, et kui elu oleks rahaliselt niimoodi ära, et mul ongi siuke pisikene suvila kuskil või majaköks, eks selle, ja minu nagu roll ongi võtta riiulist raamat, see läbi lugeda, vaadata õhtul filmi, käia jooksmas või jalutamas ja kasvatada tomateid ja kurke, et huvitav, mis siis minuga juhtuks, kas ma läheks hulluks või ma oleks hoopis rahul. Et ma ei tea, äkki olen 56 aastast pensionil hoopis. Ei tea, jaa. Minul on selles mõttes jutumärkides lihtne, et ma oma õega aeg-ajalt ikka naerame seda, et kuna ema on selline, oli meil hästi energiline ja selline juht oli põhimõtteliselt, eks ole, ja isa oli vastupidi selline Fred Jüsselik lebotaja ja horisontaalis pigem, siis aeg-ajalt me naeramegi, et omavahel, et vahel aktiviseerub see emageen, et vaja kogu aeg midagi teha. Ja siis tumbus, et minutiks istusin maha, et nagu süümekat. Jaa, täpselt. Miks ma istun praegu? Jaa, see on raisatud aeg. Teinekord on see, et vedeled tükk aega vahid, sõnates ma vahin ka ajal mõttetus TikTok'i vahin irnu need nalju, mis on siin tulevad, eks ole, päris andekaid nalju vahel, mis satub sinna. Meelelahutus. Just. Ja siis mõtled, et aga kuhu mul kiiret? Ja siis tuleb isageen genereerib, nagu on aktiviseerinud. Ja ma ei tea, mis edasi saab, samamoodi enne. No, ma ei tea seda. Kuidagi see nagu näiteks nagu siuke reisimine ja viimasel ajal eriti ka siuke nagu loodus kutsub, et nagu siuke ehedad siuksed asjad. Mida kooli aeg võib-olla olid teised huvid. Teised huvid, jah. Ja vahepeal ka pole võib-olla piisavalt nagu seda loodust enda ümber olevat nagu kuidagi märganud ja mõtestanud. Ja tavastamist on üks jagu sul veel. Jaa, kindlasti. Nii et kui varem me trehva siis 10 aasta pärast, siis teeme kokkuvõtted. Jälle, muidugi, väga põnev. Tagasi vaadata ja niimoodi uusi nagu momente mõtestada on nagu kindlasti väga hea. Nii et kuule, aitäh sulle, et sa oma mõtted jagasid täna. Aitäh küsimast, väga põnev oli, väga põnev rännak. Oli nii kinos kunagi kui ka siin praegu. Jep, sinuga on huvitav vestelda. Sama. Nii et lahedaid tegemisi sulle ja et sul kõik sujuks. Ja isegi kui väiksed koperdumised tulevad, siis see on millegi jaoks hea. Aitäh ja lõpetame siis nagu sellega vaata, nagu siin vahepeal sai räägitud need ilusad väikesed nagu sina ütlesid mulle häid sõnu, ma ütlen sulle vastu, et tegelikult see, et sa oled valinud oma eludeks või üheks osaks noortega tegelemise, et ma imetlen seda väga, et minu meelest see on nagu nii oluline ja just see, kuidas sa seda teed, et sa oled alati selles nagu siuke kreatiivne ja nagu ja teine asi, mulle tundub, et sa ei alahinda noort, see oli Noorsooteatris ka meie sõnum, me ei alahinnanud, me hästi palju mõtestasime seda, et me võtame teda sama pulga pealt, see on nii oluline. Nii et aitäh sulle sellest. Aitäh sulle ka, ilusat päeva. Selline sai siis seekordne Elulabori vestlus. Joonase mõtted tuletasid mulle taas meelde, et kõige paremad juhid ei ole need, kes ise kõige rohkem pildil on. Sageli on nende suurim töö hoopis võimaluste loomine ja õigete inimeste usaldamine ning keskkonna kujundamine, kus head ideed saavad teoks. Vestlus puudutas küll teatrit, kino ja filmimaailma, kuid tegelikult räägib see palju laiemalt juhtimisest, koostööst ja inimestest. Nendest väikestest otsustest, mis aastate jooksul kujundavad terve organisatsiooni näo. Kui sa järgmine kord teatrisse või kinno lähed, siis tasub korraks mõelda ka nende inimeste peale, kelle tööd publik enamasti ei näe. Just nende otsuste najal sünnivadki lood, mis lõpuks lavale ja ekraanile jõuavad. Aitäh, Joonas, selle avatud ja sisuka vestluse eest. Ja aitäh sulle, hea kuulaja, et meiega kaasa mõtlesid. Kohtume juba järgmises Elulabori saates. Seniks kuulmiseni.